Aastaid oli Hiina selleks hetkeks valmistunud. Aastat 2027 peeti aastaks, mil see juhtub. Sissetung Taiwanile, millega president Xi Jinping on alati ähvardanud. Aga kodaratesse on visatud kaikaid. Hiina sõjamasin on sunnitud seiskuma enne, kui see üldse liikuma hakkas, ja seda kõike tänu ühele riigile, mis asub tuhandete kilomeetrite kaugusel. Ukraina on lõpetanud Hiina sissetungi Taiwanile ning isegi USA on šokeeritud sellest, kui suur mõju on Ukrainal olnud Xi plaanidele. See, mida Ukraina teeb, ei puuduta isegi otseselt Taiwanit, kuid see ajab Xi ikkagi marru. Hiina plaanid on takerdunud, kuna president on pettunud ja see kõik toimub tänu sellele, mida Ukraina on teinud oma territooriumi kaitsmisel Venemaa vastu. Rohkem kui 4 pika sõja aasta jooksul on Ukraina pööranud pea peale kõik, mida Hiina arvas teadvat Taiwani sissetungi kulgemise kohta. Selleni välja, et pole liialdus öelda, Ukraina on mänginud tohutut rolli selles, et Hiinal oleks lähitulevikus võimatu Taiwanile tungida või seda annekteerida. See kõlab nagu julge väide, eks, aga see hakkab palju loogilisem tunduma, kui mõistad, et Ukraina sõda on toonud kaasa uued taktikad ja võitlusviisid, mida kõik Kagu-Aasia riigid, eriti Taiwan, on jälginud ja nüüd kasutusele võtmas. Ukraina on loonud eeskuju, kuidas väiksem riik peab end kaitsma sõjalise jõu vastu, mis näib paberil palju võimsam. See eeskuju ei ole omane ainult Ukrainale. Seda saab kasutada iga riik, kes otsustab selle omaks võtta ja Taiwani puhul võiks see olla Hiina jaoks sõja täielikult lõpetav tegur. Viimase 4 aasta jooksul toimunu on Xi täielikult ootamatult tabanud. Kõik eelused, mis Xi tegi oma sissetungi kohta Taiwanile, on purustatud tolmuks. Enne kui me selleni jõuame, vaatame Hiina plaani. Alates sellest ajast, kui Xi võimule tuli, on ta kulutanud tohutult ressursse, et muuta Hiina üheks maailma muljetavaldavaimaks sõjaliseks jõuks. Aastaid on Hiinas sõjalised kulutused olnud laes ja Xi ei kavatse seda rahavoolu niipea peatada. 3 aasta jooksul kuni 2026 aastani suurendas Hiina oma iga-aastast kaitse-eelarvet 7,2% võrra aastas ning 2026 aastal lisandub veel 7% suurune kasv. Kõigi nende kulutuste tulemuseks oli jõu loomine, mis peaks olema enam kui võimeline Taiwani vallutama. Global Firepoweri andmetel on Hiina ehitanud maailma 3. tugevaima sõjaväe. Hiina merevägi on puhtalt varade arvu poolest maailma suurim ning tonnaaži poolest teisel kohal pärast USA'd. Hiinal on lennukikandjad ja helikopterikandjad. Tema õhuväes on üle 3500 lennuki, sealhulgas peaaegu 1500 hävitajat. Kõigi hinnangute kohaselt on Hiina arenenud kunagisest Aasia haigest mehest piirkonna kõige domineerivamaks sõjaliseks jõuks, vähemalt paberil. Kogu see sõjalise jõu kasvatamine pidi mängima suurt rolli selles, mida Hiinal on Taiwani jaoks plaanis. See strateegia pidi olema lihtne ja traditsiooniline, tuginedes sellele, mida Xi arvas end teadvat kaasaegsetest sõjalisest taktikatest. Kõigepealt blokaad, siis trikk. Viimased aastad on selgelt näidanud, et Hiina kavatseb kasutada oma tohutut mereväge, et luua Taiwani ümber blokaad, mille eesmärk on lämmatada Taiwani sõjaväge. Blokaad takistab eksporti väljapoole ja importi Taiwani sisenemast ning see on teostatav strateegia. Selle nägemiseks peame vaid vaatama, mida Iraan ja USA on Hormuzi väinas teinud. Niinimetatud õigluse missioon 2025, mida Hiina korraldas 29.–30. detsembril, näitab, mida Hiina silmas peab. Sõjaväeõppus toimus ümber kogu Taiwani ning selles osalesid Hiina laevad ja lennukid, mis liikusid Ida-Hiina meres, Filipiini meres ja kuni Taiwani väinani. Sõjamängude osana simuleeris Hiina blokaadi ümber Taiwani, mida Hiina kavatseb rakendada nii dessantinvasiooni ettevalmistamiseks kui ka oma strateegia kurnamisfaasi toetamiseks. Rääkides kurnamisest oli teine põhjus, miks Hiina nii suure sõjalise jõu üles ehitas see, et nad saaksid Taiwani lihtsalt oma tohutute ressursside ülekaaluga murda. See oli ja on siiani Venemaa strateegia Ukrainas. Tegelikult on see strateegia, mida Venemaa on kasutanud juba Nõukogude ajast ja isegi palju varem. Lihtsalt omada kõigest rohkem sõdureid, tanke, laevu, lennukeid, varustust ja kõike muud. Lõpuks peab vaenlane murduma, sest traditsiooniline sõjapidamine nõuab palju ressursse ja väiksemal riigil on alati vähem ressursse kui suuremal riigil. See oli Hiina plaan Taiwani jaoks. Blokaad, sissetung ja kurnamine. Hiina probleem ja Taiwani pääsemine on see, mida me videos varem mainisime. See strateegia töötab ainult siis, kui sinu vastane peab sama tüüpi sõda nagu sina. See ei ole see, mida Ukraina on Venemaa vastu teinud ja see tähendab, et kõik eeldused, mida Hiina tegi oma Taiwani sissetungi kohta nii merel kui ka maal, lihtsalt enam ei kehti. Ukraina on näidanud, et kaasaegsed sõjapidamisstrateegiad võimaldavad väiksemalt riigil pidada jõhkrat kaitset sissetungiva jõu vastu.
Just seda me praegu Ukrainas näeme. See on endiselt kurnamissõda, kuid see sõda ei käi enam ainult ressursside hulga üle. See käib selle üle, kuidas leida kõige kulutõhusam viis hävitada kõik, mida vaenlane lahinguväljale toob. Sa ilmselt juba aimad, millest me siin rääkima hakkame. Droonid. Ukrainal on need, Taiwan tahab neid ja Hiina kardab neid. Hiina soovitud sissetung Taiwani poleks kunagi olnud lihtne ülesanne. Ükskõik kui palju raha, tööjõudu ja sõjatehnikat Xi sellele ka ei kulutaks. Ületada oli veel palju takistusi. Taiwani väin pakub suure osa aastast väga tormist merd, mis võib muutuda nii hulluks, et sunnib sissetungi katsetes pause tegema. Väina kaudu on ligipääsetavaid randumisrandu vähe ja kõik need on täis Taiwani kaitserajatisi. Mussoonid, taifuunid, mäed ja hirmuäratav kaitsevägi ootavad kõiki Hiina sõdureid, kes selles sissetungis osalevad. Algsetes Taiwani sissetungi plaanides arvestas Hiina endiselt tohutute kaotustega, mis võivad ulatuda sadadesse tuhandetesse, kui mitte miljonitesse. Just see tohutu hind ongi viinud selleni, et Hiina on kulutanud nii palju aega sissetungiks valmistumisele, et kui vaadata ainult puhtaid numbreid, peaks ta Taiwani sõjaväega lihtsalt põranda puhtaks pühkima. Hiina strateegias on raketid muutunud võtmetähtsusega, kuigi ta teab, et Taiwanil on olemas kaitsevahendid, millega end nende eest üsna hästi kaitsta. Mereblokaad oli veelgi olulisem, kuigi sellega kaasneb 2 puudust. Esiteks ei saa blokaadis kasutatavaid laevu kasutada sissetungis endas. Teiseks ja mis veelgi olulisem, Hiina blokaadis osalevad laevad muutuvad kergeteks sihtmärkideks. Siin hakkavad asjad muutuma ja Ukraina Venemaa vastu kasutatud strateegia tuleb tõeliselt esile. Kui mereblokaad on Hiina plaan, siis Ukraina saab anda Taiwanile täpselt seda, mida on vaja selle blokaadi ületamiseks, hoolimata sellest, et Taiwan on palju väiksem riik. Kuidas me seda teame? Must meri paljastab kõik. Aga enne kui me sellesse süveneme, just sellepärast me teenegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas jõud tegelikult lahinguväljal liigub. Kui oled kanalil uus, siis kindlasti vajuta tellimise nuppu, et näha rohkem selliseid videoid. See, mida Hiina loodab teha Taiwani väinas ja ümbritsevates vetes, on sarnane sellele, mida Venemaa lootis teha Mustal merel. Kasutades ära oma ohtlikke sõjalaevu, tahtis Venemaa muuta Musta mere Ukraina kaubalaevade jaoks surmatsooniks. Lisaks sellele muuta veetee turvaliseks marsruudiks, mille kaudu Venemaa saaks Krimmi ja Venemaa kaudu viia vägesid ja varustust Ukraina mandriosale. Aga nüüd on Must meri praktiliselt ilma kuulsast Vene laevastikust, mis sai oma nime sellelt veekogult. Ukraina mere droonid ja õhudroonid on selle üheks peamiseks põhjuseks. Ja need võivad olla mängumuutjad, mida Taiwan vajab, et pöörata Xi plaanid pea peale. Ukraina meredroonid on olnud Mustal merel pidevalt kasutusel juba aastaid ning nad jõudsid taas pealkirjadesse 3. mail. Novorossijskis 2 Vene varilaevastiku tankeri vastu kasutusele võetud Ukraina droonid põhjustasid sadamas seisnud laevadele suuri kahjustusi. Novorossijsk on nüüd see koht, kus Musta mere laevastik viibib pärast seda, kui Ukraina drooni- ja raketirünnakud sundisid selle lahkuma oma traditsioonilisest baasist Sevastopolis. Siin näeme, kuidas Ukraina näitab taas Venemaa mereväe võimu suhtes üleolekut, kasutades asümmeetrilist strateegiat, millega traditsioonilised sõjalaevad lihtsalt hakkama ei saa. Üle 1/3 Venemaa Musta mere laevastikust on Ukraina sõjast droonide ja rakettidega välja löödud. Blokaad, mida pidid läbi viima laevad, mida Ukraina ei suutnud kahjustada, on muutunud Venemaa jaoks alandavaks taandumiseks, mida keegi ei osanud oodata, kui Putin oma sissetungi alustas. Me mainisime varem seda tegevusplaani. Seda, mida Ukraina on Mustal merel teinud, saab üle kanda Taiwani väina ja ümbritsevatesse vetesse. Venemaa on Mustal merel praktiliselt lüüa saanud. Ja kuigi Venemaa merevägi oli alati nõrgem kui paistis ning kindlasti mitte nii kaasaegne kui Hiina oma, on Xi näinud, mis juhtus Putini sõjalaevadega. Mustal merel saadud õppetunnid on tõsiselt südamesse võetud. Pole tähtis, kui suured või tugevad su sõjalaevad on. Kui pead need vaenlasele lähemale tooma ja eriti, kui need peavad blokaadi osana ühes kohas seisma, muutuvad nad rakettide ja droonide suhtes haavatavaks. Ukraina eeskuju järgides võiks Taiwan kasutada merel ja õhus tegutsevaid droone, et Hiina blokaad purustada. Ja Taiwan on ka laevatõrjerakettide osas palju paremas seisus kui Ukraina. Nagu Taipei Times 11. märtsil avaldas, on Taiwanil umbes 1000 kodumaist Zhongfeng 2 ja 3 laevatõrjeraketti, mis ootavad kasutamist koos 400 Ameerika Ühendriikidest toodetud Harpoon raketiga. Esimesed neist on piisavalt võimsad, et hävitada terveid lennukikandjaid. Taiwan teab, et see, mida Ukraina suudab pakkuda, võib olla võtmetähtsusega Hiina plaanide nurjamisel. Ukraina teab seda samuti ning pole juhus, et Ukraina loob partnerlussuhteid ja sidemeid kogu Aasias, sealhulgas ühe ootamatu riigiga, kelle me videos lõpupoole avalikustame, et saata Hiinale sõnum, et Xi ambitsioonid nurjatakse.
Taiwan ja Ukraina on Putini sissetungi algusest peale aeglaselt tugevamat suhet loonud. Tõenäoliselt seetõttu, et Taiwan näeb palju sarnasusi selles, mida Putin tegi ja selles, mida Xi kavatseb teha. Juba 2023 aasta novembris allkirjastas Taiwan Ukrainaga vastastikuse mõistmise memorandumeid, kui ta osales konverentsil, mis oli pühendatud Ukraina ülesehitamisele. Taiwan on suure osa sissetungi ajast andnud Ukrainale humanitaarabi ning pärast 6 vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist Poolas 2023 aastal on see tärkav suhe ainult tugevnenud. 2 aastat hiljem sõlmis Taiwan Ukrainaga veel ühe kokkuleppe, seekord meditsiiniprogrammi käivitamiseks, mis pakub arstide koolitust, meditsiiniseadmeid ja muud toetust. Taiwan ei ole Ukrainale sõjalist abi andnud, tõenäoliselt selleks, et vältida pingete tekitamist Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Kuid see, mis algas humanitaarsuhtena, näib olevat muutumas millekski enamaks. 23. jaanuaril teatas Indo-Pacific Defense Forum, et Taiwan soovib nüüd teha koostööd Ukrainaga, et arendada oma droonivõimekust. Selline samm muudaks ametlikuks need partnerlussuhted, mis on juba erakanalite kaudu kujunemas, teatab Foorum. See toetaks tõenäoliselt ka Taiwanis käivitatud algatusi, näiteks 5-aastast droonide arendusprogrammi, mille Taiwan käivitas juba 2025 aastal. Taiwani ja Ukraina suhted muutuvad üha tugevamaks ning Xi suureks meelehärmiks on selge, et Taiwan mõistab, et Ukraina on loonud eeskuju Hiina mereväe sissetungi tõrjumiseks. Teised Indo-Vaikse ookeani piirkonna riigid on pööranud tähelepanu sellele, mida Ukraina on Venemaa vastu teinud ning nad matkivad samuti droonitaktikaid. Tai on kasutanud Ukraina-laadseid droone Kambodža vägede sihtimiseks, teatab The Telegraph. 2026 aasta kaitseteenistuste Aasia näitusel Malaisias olid droonid tähelepanu keskpunktis. Näitusel selgus, et kogu Aasias on tohutu nõudlus selliste relvade järele, mida Ukraina on kasutanud. Isegi Indo-Vaiksest ookeanist lääne pool lahepiirkonnas on märke sellest, mis võib juhtuda Ukraina ja Taiwani vahel. Ukraina on sõlminud 10-aastased kaitselepingud mitme lahepiirkonna riigiga, keda on mõjutanud USA ja Iraani vaheline sõda, ning nende lepingute keskmes on droonid. Putin on ilmselgelt vihane, nähes, et Ukraina saab Aasias nii palju mõjuvõimu, kuid Xi saab olema veelgi vihasem. Ta näeb pealt, kuidas aastakümnete pikkune investeerimine Hiina sõjalise ülekaalu saavutamisse haihtub suitsuna, kuna droonidest on saanud peamised relvad nende erinevate riikide jaoks, keda Hiina üritab oma jõuga hirmutada. Xi on jälginud, kuidas Taiwan on hoolikalt üles ehitanud oma partnerlust väga koostöövalmis Ukrainaga ning nüüd teab ta, et iga katse alustada sissetungi viiks paratamatult selleni, et Ukraina pakub Taiwanile droone ja oma teadmisi. Seda teebki Ukraina Pärsia lahes. Ja juba see, et see üldse toimub, näitab Xile, et ta ei saa isegi Putini ja tema vägede peale loota, et need suudaksid Ukrainat takistada selliste suhete loomisel. Hiina eesmärk oli isoleerida Taiwan. Ukraina näib olevat kindel, et see ei juhtu. Ja ees ootab veel üks ootamatu pööre. Enne kui selleni jõuame, vaatame, mida Xi kavatses teha ja mis tegelikult juhtuma hakkab. Xi kavatsus oli kasutada Ukrainas toimuvat nii tähelepanu kõrvalejuhtimiseks kui ka võimaliku väljaõppekohana Hiina sõduritele. Kui maailm jälgib Ukrainat, ei pöörata tähelepanu Hiinale ja selle Taiwani ambitsioonidele. Kui USA alustas Iraani vastu operatsiooni Eepiline raev, oli see järjekordne tähelepanu kõrvalejuhtimine. Lõppude lõpuks on USA üks neist riikidest, kes tõenäoliselt tuleb Taiwani kaitsele, kui Hiina tungib sisse. Kuigi tema avaldused on sageli vastuolulised, on USA president Donald Trump väitnud, et Taiwan on turvaline nii kaua, kuni tema on president. Igasugune tähelepanu kõrvalejuhtimine, näiteks Iraanis toimub, on Xile kasulik. Hiina on väidetavalt saatnud Ukrainasse umbes 200 sõdurit, teatas The Hill. 2025 aasta aprillis väidetavalt selleks, et nad saaksid õppida sellest, mida nad rindel näevad. Ukraina sõda pidi olema Hiina Taiwani sissetungi jaoks võtmetähtsusega. Nüüd annab see sama sõda õppetunnid ja võib-olla varsti ka varustuse, mis võimaldab Taiwanil end kaitsta. Reaalsus, milleks Xi on sunnitud omaks võtma, on lihtne. Hiina kardab, mida droonid võiksid teha nende laevadega, kui nad üritavad Taiwani tungida. Ukraina ja Taiwan ei tee isegi veel koostööd droonide tootmisel, kuid see hirm on siiski ilmne, sest Xi teab, et Ukraina on andnud Taiwani jaoks vajaliku tegevusplaani. Me näeme ka tõendeid selle kohta, et kogu Hiina Taiwani invasiooni kalkulatsioon on muutunud. Sa mäletad, et me mainisime, et enamik uskus, et Hiina plaan oli tungida Taiwanile kallale 2027 aastal. See ei paista enam nii olevat. Sky News teatab, et USA luureagentuurid usuvad, et Hiina ei plaani enam 2027 aastal sissetungi, vaid püüab selle asemel saada kontrolli saare üle ilma igasuguse sõjalise rünnakuta. See on täielik kannapööre ja see ei ole juhus. Väikesed ja odavad õhudroonid, eriti need, mille lennuulatus on piisavalt pikk, et nurjata selliseid Hiina uusi plaane nagu mobiilse kai ehitamine Taiwani sissetungi toetamiseks, on Hiinale surmavad.
meredroonid, mis on Mustal merel Vene laevu uputanud, võivad olla sama ohtlikud ka Hiina sõjalaevadele. Olgu need siis blokaadi moodustavad alused või laevad, mis üritavad Taiwanist läbi sõita dessandiks. Ja kuigi võib väita, et Hiinal on rohkem mereväge, mida Taiwani vastu kasutada, kui Venemaal Mustal merel, ning see oleks õige, ei saa Hiina siiski oma vägesid maad mööda Taiwanile viia, nagu Venemaa sai Ukrainas. See on kas dessant merelt ja õhust või mitte midagi. Ukraina droonidele keskenduv strateegia on loodud spetsiaalselt mõlema takistuse ületamiseks. Ja nüüd tuleb ootamatu pööre. Xi ei pea muretsema ainult Ukraina ja Taiwani pärast. Indias on märke, et Ukraina kasvatab sealgi oma mõju. Kuigi India on selles osas Hiinaga sarnane, et on rõõmuga kasutanud sanktsioonide tõttu langenud Venemaa nafta hindu, on alates Ukraina sõja alguses toimunud ka muutus India kaitsehoiakutes. Riik, mille relvaimpordist tuli aastatel 2009-2013 koguni 76% Venemaalt, on vähendanud Vene relvade ostmist nii palju, et aastatel 2019-2023 moodustasid need vaid 36% impordist. Ja üks riikidest, mis asendab Venemaad relvatarnijana Indiale, võib olla Ukraina. 29. jaanuaril tuli ilmsiks, et India ostis V-PAT-droone, mis on lahingutes Ukrainas testitud. See on märk sellest, et üks Hiina suurimaid rivaale Aasia domineerimisel hakkab samuti õppima riigilt, mis on andnud Taiwanile nii tugeva eeskuju. See on probleem Hiina jaoks. Kui India hakkab toetama Ukrainat ja vastupidi, muutub see Hiinale palju raskemini läbitungitavaks sihtmärgiks. Loomulikult kehtib sama ka Taiwani kohta, nagu oleme selgitanud, ning kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonna kohta. Pärast nii palju aastaid järelejõudmist on maailma suurim sõjavägi jõudnud punkti, kus temast on saanud juhtiv jõumängija Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Hiina peab nüüd ümber hindama kõik oma plaanid sõjalise ülekaalu saavutamiseks. Ja nüüd on olemas võimalus, ükskõik kui väike, et Hiina võib isegi otsustada oma Taiwani plaanid täielikult tühistada ja selle asemel keskenduda mõnele teisele riigile, kelle territooriumile Hiina pretendeerib. See riik on Venemaa. Ja Putin võib peagi avastada, et tema Ukraina sissetungi tegelik lõppmäng on see, et temast saab viimane doomino, mis langeb geopoliitiliste sündmuste ahelas, mida ta kunagi ette ei näinud. Tema sissetung muutis Ukraina tugevamaks. Ukraina droonipõhise kaitse arendamine on inspireerinud teisi väiksemaid riike, nagu Taiwan. Hiina seisab nüüd silmitsi tõsiste probleemidega Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kuna meie arusaam kaasaegsest sõjapidamisest on muutunud. Ja see muutus võib viia selleni, et Hiina pöörab oma tähelepanu põhja poole, et asuda Venemaa alasid ründama, kus suur osa elanikkonnast juba räägib hiina keelt. Kas võib olla, et Xi ja Putin pöörduvad teineteise vastu? See oleks sündmuste pööre, mis tundus veel mõned aastad tagasi peaaegu võimatu, kui Taiwan oli Hiina peamine fookus. Aga me võime juba näha Hiina tasapisi Venemaale sisseimbumise algust. Xi on juba mõnda aega kasutanud ära Putini kasvavat meeleheidet. Pärast aastaid tegutsemist nii, nagu oleks Taiwani allutamine Hiina poolt vältimatu, sai president Xi Jinping justkui äratuskõne. Midagi surmavat on just sisenenud Taiwani väina ja see on andnud jõudemonstratsiooni, mis on Hiinat alandanud. Aga siin on konks. Jõudemonstratsioon ei tulnud Taiwanilt. See oli hoopis üks teine Hiina vaenlane Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kes just näitas, et suudab Hiina igal ajal ja igal pool hävitada. Jaapan on areenile astunud ja tegi seda suure pauguga. 17. aprillil tuli uudis, et Jaapani sõjalaev oli just korda saatnud midagi, mis tabas Hiinat täiesti ootamatult. Pärast seda, kui Hiina viis Taiwani väinas läbi umbes 40 päeva kestnud sõjalisi õppusi, vastas Jaapan omaenda jõudemonstratsiooniga. Jaapan saatis GS Ikazuchi, mis on üks tema võimsamaid hävitajaid, just sellesse väina, kus see viibis 14 tundi, enne kui omal soovil lahkus. Hiina ei saatnud laevu. Ta teadis, ei saa midagi teha selle vastu, mida Jaapan tegi. See 14-tunnine löök Xi näole oli ajalooline, trotslik samm. Ja nagu sa edasi vaadates teada saad, selge signaal Hiinale, et Jaapani varasem passiivne sõjaline strateegia on ammu kadunud. See samm omab selgeid geopoliitilisi ja geograafilisi tagajärgi, millest ükski pole Hiina ega tema liitlaste jaoks hea. Enne kui me sellesse kõigesse süveneme, tuleb arvestada laevaga, mille Jaapan saatis. On hea põhjus, miks Hiina ei püüdnud Jaapani hävitajaga jõu vastu mõõta, sest JS Ikazuchi on eriline laev. 2001 aasta märtsis kasutusele võetud laeval on korralikud põhinäitajad. See suudab liikuda maksimaalse kiirusega, 30 sõlme, mis on umbes 35 miili tunnis ning on varustatud laia valiku relvadega, mis muudavad selle ohtlikuks nii mere- kui ka õhusihtmärkidele. Otto Molariise 76 mm kahurile lisandub paar 20 mm Phalanx lähiõhutõrjesüsteemi, mis suudavad sihtmärke purustada, tulistades kuni 4500 lasku minutis.
Jaapani laev on varustatud ka 8 SSM-1B laevatõrjeraketiga, paari 324 mm torpeedotoruga ning 2 16-rakulise vertikaalse raketisüsteemiga, millest üks kannab täiustatud Sea Sparrow õhutõrjerakette. Hiina ei tahtnud selle laevaga kindlasti jamama hakata. Kui Sea prooviks, siis JS Ikazuchil on kõik vajalik, et ohuga toime tulla, olenemata sellest, mis kujul see oht ilmneb. Aga Hiina teadis juba, et tal tuleb oma alanduses marineerida. Hoolimata kõigist Xi katsetest näidata jõudu Taiwani vetes ja nende ümbruses, ei ole JS Ikazuchi saabumine ja selle 14-tunnine viibimine sugugi esimene kord, kui Jaapan on viimastel aastatel Xile sellise signaali saatnud. Juba. 2024 aasta septembris murdis Tokyo oma pikaajalise tava mitte saata sõjalaevu Taiwani väina, kui Sazanami selle reisi ette võttis. 2025 aastal tegid reisi veel 2 Jaapani mereomakaitsejõudude laeva. Xi jaoks on see viimane alandus, ühtlasi ka esimene kord, kui üks Jaapani sõjalaev on läbinud Taiwani väina pärast seda, kui Sanae Takaichi sai 2025 aasta oktoobris Jaapani peaministriks. See on omaette sõnum. Ainuüksi see, et Jaapanil on uus juhtkond, ei tähenda enam, et nad muretseksid Hiina provotseerimise pärast. Hiina peaks suutma sellele kõigele vastata. Vähemalt sellist sõnumit on Xi ja tema kaaslased aastaid edastanud, kui riik on ehitanud mereväge, mis peaks olema kogu maailma kadeduse allikaks. Global Firepoweri andmetel on Hiina mereväel nüüd 841 üksust, mis teeb sellest maailma suurima mereväe varade arvu poolest. Hiina on ka teisel kohal kogu tonnaaži poolest, mida tema merevägi suudab liigutada, nii et riigil on suured laevad, mis kujutavad endast ohtu. Selle ülesehituse idee oli võimaldada Hiinal domineerida Indo-Vaikse ookeani piirkonna vetes nii ülekaalukalt, et sellised riigid nagu Jaapan kardaksid isegi oma sõjalaevadega läbi sõita vetest, mille vastu Hiinal on isegi vähimgi huvi. Xi Jinpingil on Taiwani väinas palju suurem huvi kui ainult väike huvi. Jaapan saatis sinna siiski ühe oma tipphävitajatest. Mis puudutab Hiina vastust, siis see on võrreldav vihase kirja kirjutamisega, et hukka mõista kedagi, kes just lõi sulle otselõuga. Kõik, mida Hiina on suutnud teha, on nõrk hukkamõist Jaapani väidetava provokatsiooni suhtes, millele lisanduvad veelgi nõrgemad uudislood, mis üritasid kujutada Jaapani tegevust Hiina rahupüüdluste solvamisel. Arab News teatab, et Liu Xiaobo, kes on Hiina välisministeeriumi pressiesindaja, ei suutnud teha muud kui nimetada Jaapani sõjalaeva saatmist Taiwani väina jõudemonstratsiooniks, mis on üks viga teise otsa ja ohustab Hiina suveräänsust. Selle väite silmakirjalikkus on uskumatu. Xi on juba aastaid ähvardanud Taiwani suveräänsust, kuid see ei takista teda kasutamast oma hääled torussi, et esitada samu süüdistusi riikide vastu, kes ei tantsi tema pilli järgi. Nippon edastas rohkem Guo sõnu, kui pressiesindaja püüdis väita, et Jaapani tegevus õõnestab Taiwani väina rahu ja stabiilsust ning Jaapan ületas punase joone, mida ei tohiks kunagi ületada. Jällegi on see hämmastav vastus, arvestades pidevaid ähvardusi ja hirmutamist, millega Hiina selle sama väina piirkonnas Taiwani vastu tegutseb. Kuid kõige selle juures paistab silma see, et Hiina piirdus suuresti sõnadega, kuid mingit sõjalist vastust ei tulnud. Hiina väitis siiski, et nad jälgisid Jaapani laeva. See on vähemalt midagi, oletame. Mingit vahelesegamist ei üritatud vetes, mida Hiina püüab enda omaks pidada. Aga Xi ja tema kaaslased vaatasid pealt, kuidas ohtlik Jaapani hävitaja tegi rahuliku 14-tunnise reisi läbi Taiwani väina. Tegelikkus, mida Hiina ei taha kellelgi teada, on see, et Xi alustas seda kõike ja nüüd näib, et ta kardab asja lõpuni viia. 40 päeva jooksul märtsist aprillini harjutas Hiina Taiwani vetes mereblokaadi, mis oli selge märk sellest, et Xi on sissetungi alustamisele lähemal kui kunagi varem. See blokaadiharjutus järgnes Hiina sõjalistele õppustele Taiwani ümbruses detsembris 2025, mis samuti simuleerisid blokaadi ning oluliste paikade hõivamist Taiwanis. Selles konkreetsetes õppustes osalesid Rahvavabastusarmee koos Hiina mereväe, õhuväe ja raketiväega. Õiglusmissioon 2025, nagu Hiina seda nimetas, toimus samuti kohe pärast seda, kui USA kiitis heaks $11 miljardi suuruse relvapaki Taiwanile, mis on üks suurimaid, mida USA on kunagi tarninud. Nii et Jaapan rikub rahu Taiwani väinas, jah? Miski ütleb meile, et Hiina on rahu rikkumisel palju rohkem teinud kui keegi teine. Jaapan ise on samuti olnud Hiina hirmutamiskatsete sihtmärgiks. Veebruaris saatis Hiina üle 20 paadist koosneva kalalaevastiku Jaapani ainumajandusvööndisse ehk EEZ-i. Ainumajandusvöönd ehk EEZ on ookeaniala, mis ulatub tavaliselt umbes 200 meremiili kaugusele riigi territoriaalvetest ja mille ressursside üle on sellel riigil jurisdiktsioon. Hiina kalalaevade saatmine sellesse EEZ-i oli mõeldud pinnapealseks provokatsiooniks. See oli Xi sõnum, et Hiina võib igal ajal liikuda Jaapani poolt hallatavatesse vetesse ja varastada ressursse otse Tokyo nina alt. Kuid Hiina eesmärk ulatus sellest kaugemale.
Hiina kalalaevastik oli tegelikult hunt tsiviilriietes, sest laevad olid selgelt seal, et teha palju enamat kui lihtsalt kala püüda. Mis see täpselt oli, me ei tea. Võib-olla luuramine. Meil ei olnud kunagi võimalust teada saada, sest Jaapani vastus sellele sissetungile oli saata sõjalised ründekopterid ja patrull-laevad, mis olid varustatud veekahuritega, et sundida Hiina kalalaevastik Jaapani vetest lahkuma. Siin peitubki erinevus. Hiina saadab laevad Jaapani vetesse ja sellele vastatakse selge sõjalise jõuga, mis annab Xile märku, et ta ei peaks oma õnne proovile panema. Jaapan saadab sõjalaeva 14-tunnisele teekonnale läbi Taiwani väina, mida Hiina peab enda omaks, ja Hiina merevägi ei reageeri kuidagi. Ei olnud kohest vastust ega katset Jaapani laeva tõrjuda. Lihtsalt alandatud Hiina president, kes ei suutnud muud teha, kui panna üks oma kaaslastest provokatsiooni üle kurtma. Xi peaks palju rohkemate asjade pärast muretsema. Jaapan on saatnud selge signaali ja nüüd teab Xi, et tema plaanid Taiwani rünnata on ohus. Nende plaanide jaoks on nüüd ilmnenud mitu probleemi ja me hakkame kõiki neid põhjalikult uurima. Aga enne seda, te vaatate saadet Sõjaväes-show. Me toome teieni kogu pildi, mis peitub pealkirjade taga. Seega vajutage telli, et ei jääks ühestki videost ilma. Nii et see, mida Jaapan just Taiwanist väinast tegi, saatis Xile sõnumi, tegelikult 2 sõnumit. Esiteks on Jaapan andnud Hiina presidendile teada, et ta ei saa lihtsalt Taiwanist väinas blokaadi harjutada ja loota, et pääseb sellest puhtalt. JSI Gatsuchi teekond läbi selle veetee on sisuliselt Jaapani viis Hiinale teada anda, et ükski blokaad ei peata neid. Kui Jaapani laevad tahavad sõita, siis nad ka sõidavad. Kuid teine sõnum, mis on Xi vaatenurgast palju olulisem, on see, et Jaapan ei järgi enam passiivset sõjalist lähenemist, mis on aastakümneid määranud nende rolli Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. See hoiak tähendas, et Jaapan pühendus aastateks vaid oma piiride kaitsmisele. Jaapanil polnud tegelikult sõjaväge, vähemalt mitte sellises mõttes, et nad saaksid seda kasutada teise riigi ründamiseks. Neil oli arme, mis oli loodud enesekaitseks, kuid nad ei teinud aktiivselt selliseid asju nagu sõjalaevade saatmine vetele, mis ei kuulunud neile. Aga viimase 2 aastakümne jooksul on Jaapanis palju muutunud. Selle ulatusliku muutuse märke Jaapani doktriinis hakkasid ilmnema juba 2015 aasta septembris. Just siis teatas BBC uutest seadustest, mille kehtestas tollane peaminister Shinzo Abe, mis võimaldasid palju laiemat tõlgendust selle kohta, mida riigi põhiseadus lubab. See põhiseadus, täpsemalt selle 9. artikkel, mis võeti kasutusele pärast teist maailmasõda, ütleb: Jaapani rahvas loobub igaveseks sõjast ning jõu kasutamise ähvardusest või kasutamisest. Abe uus seadus tõi mängu midagi, mida nimetati proaktiivseks patsifismiks. Lühidalt öeldes muutsid ohud Jaapani riiklikule julgeolekule varasema põhiseaduse reliktiks. Patsifism töötab ainult siis, kui pole teist riiki, mis teeks tohutut sõjalist ülesehitust, mille eesmärk on selgelt saada Indo-Vaikse ookeani piirkonna võtmetegijaks. Üle 10 aasta hiljem teatab Ida-Aasia Foorum, et Jaapani vaikne eemaldumine patsifismist muutub üha valjemaks. Riik on kasutusele võtnud oma ametliku julgeolekuabi ehk OSA mehhanismi, mis võimaldab Jaapanil anda Jaapani kaitsetehnikat riikidele, mida Jaapan peab endaga sarnaselt mõtlevateks. See programm, mis käivitati 2023 aastal, on selgelt loodud selleks, et varustada riike, kes võitlevad türannia vastu. Summad, mida Jaapan selle programmi raames jagab, on sõjalises mõttes väikesed. Ainult $12,5 miljonit 2023 aastal kuni $31,2 miljonit 2024 aastal ja siis $44,3 miljonit 2025 aastal. Tõenäoliselt märkad siin mustrit. Iga mööduva aastaga kulutab Jaapan üha rohkem raha sõjalisele abile teistele riikidele, kusjuures enamik neist annetustest on suunatud riikidele, mis asuvad nende mereteede ääres, mida Jaapan peab nii kaubanduse kui ka julgeoleku seisukohalt elutähtsaks. Hiina ihaldab paljusid neist samadest mereteedest. Xi peab osad ilmselgelt ohuks. Jaapan on juba teatanud, et tema osa eelarve on 2026 aastal $116 miljonit, mis on rohkem kui 2-korne summa võrreldes 2025 aastal kulutatuga. See, mida me siin näeme, on magava hiiglase ärkamine. See algab väikestest sammudest. Miljonid dollarid sõjaliseks abiks riikidele, kes juhuslikult on Hiina vastu, ning sõjalaevade saatmine ainsasse veekogusse, kus Hiina tahab näha ainult omaenda sõjalaevu. Aga see on Jaapan, kes loobub aeglaselt sellest patsifismist, mis on aastakümneid määranud riigi, välis- ja kaitsepoliitikat. Jaapan saab aru, et ta on ainus riik kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas peale Taiwani enda, kes suudab Xi sissetungi plaanidesse tõsise kaika kodaratesse visata. Ja see ei puuduta ainult Jaapani sõjalist jõudu. Xi jälgib ja muretseb, sest ta teab, et Jaapan kujutab endast kogu Hiina mereväe jaoks geograafilist lõksu, kui ta otsustab Taiwani rünnata. Hiina suurim probleem Jaapaniga on see, et Jaapan ei ole ainult üks saar.
see on üks suur saar ja palju väiksemaid saari, mis ulatuvad Ida-Hiina merre ning annavad riigile soodsad positsioonid Filipiinide meres ja vajadusel ka Lõuna-Hiina meres. Kujutame hetkeks ette Taiwani sissetungi stsenaariumi. Xi ideaalne stsenaarium oleks see, et Hiina saaks tungida Taiwanile kallale ilma, et teised riigid hooliksid. See võimaldaks Xi'l pühendada kogu Hiina mereväe Taiwani vallutamiseks, kuid seda ei juhtu. Selleks, et Hiina saaks Taiwani invasiooni läbi viia ja samal ajal saare liitlasi eemal hoida, peab ta saatma oma sõjalaevad ja allveelaevad sügavale Vaiksesse ookeani. Hiina teel seisab Jaapan, looduslik geograafiline barjäär. Hiina teab seda. Seda müüri nimetab Hiina esimeseks saarteahelaks, mis ulatub Jaapani lõunaosas asuvast Okinawast kuni Taiwanini. Ainuüksi Ida-Hiina meres on Senkaku saared, mis on väikesed saarekesed, mida haldab Jaapan ja mille üle Hiina vaidlustab. Need saarekesed võivad oma suuruse tõttu tunduda tühised, kuid asuvad vahetult Miyako väinast põhja pool, kust Hiina sõjalaevad peaksid läbi minema, et jõuda Vaikse ookeanini. Okinawa saared kuuluvad samuti Ryukyu saarestikku, kuhu kuuluvad ka Miyako ja Yaeyama saared. Kohe näeme, et Jaapan on probleemiks. Hiina sooviks takistada igasugust USA vägede abijõudmist Taiwanile, kuid ta ei suuda seda teha, kui Jaapan kasutab oma sõjalaevu Miyako väina sulgemiseks. Xi'l on võimalus proovida väina ise blokeerida. Nagu South China Morning Post märgib, annaks see Hiinale sisuliselt võimaluse hoida Jaapani saarteahelat pantvangis. See pole siiski sugugi ideaalne lahendus. Esiteks, kui Hiina sõjalaevad on hõivatud blokaadiga, ei tee nad midagi, mis takistaks USA-l laevu üle Vaikse ookeani saatmast. Miyako väinast võiks potentsiaalselt saada teise mereväelahingu toimumispaik kaugelt Taiwanist ning Xi ei saa endale lubada oma tähelepanu hajutamist. Rääkides tähelepanu hajutamisest, siis Jaapan ei võtaks Hiina katset luua blokaad Jaapani territoriaalvetes kergekäeliselt. Hiina võiks küll proovida, kuid tõenäoliselt laseks Jaapan valla oma sõjalaevad ning sihiks Hiina aluseid mandrilt ja väikestelt saartelt välja lastud rakettidega. Just nende saartega, mida Hiina sooviks muuta ebaolulisteks. Lisaks on Xi jaoks olemas Okinawa probleem. See saar võib olla kõige muljetavaldavam monument Jaapani ja Ameerika sõjavägede koostööle. Praegu hoiavad USA-l mitmeid sõjaväebaase ja 80 000 elanikku Okinaval. Nendest 80 000 inimesest on peaaegu 30 000 tegevteenistuses sõjaväelased, kes kuuluvad kõigisse USA relvajõudude harudesse. See USA kohalolek tähendab, et iga Hiina otsene rünnak Okinawale, mis oleks peaaegu vältimatu, kui kumbki riik blokeerib Miyako väina, tooks USA mängu Hiina sissetungi ajal Taiwanile. USA võib niikuinii sekkuda, kuid tal oleks veelgi suurem ajend, kui Hiina raketid hakkaksid ootamatult tabama Ameerika baase. Jaapan on juba mõnda aega vaikselt selliseks olukorraks valmistunud. Kui Jaapanil on vaja blokaadi kehtestada, on tal selleks vajalikud laevad olemas. Muidugi oleksid sellised laevad nagu JS Kizuchi hindamatud, kuid võib-olla veelgi olulisemad oleksid Jaapani helikopterikandjad JS Izumo ja JS Kaga. Need kandjad ei vea enam ainult koptereid. Jaapan on need ümber ehitanud nii, et kumbki suudab pardale võtta 12–15 F-35B hävitajat. Kui sellele õhujõule lisada veel 48 kaasaegset hävitajat, siis on Jaapanil merevägi, mis suudab Hiina omaga konkureerida. Kui mitte laevade arvult, siis kindlasti tulejõult. Vähemalt on see merevägi, mis suudaks läbi viia Miyako väina blokaadi ja seda hoida seni, kuni USA jõuab kohale oma lennukikandjate ja hävitajatega. Võib-olla võis ta loota, et Jaapan lihtsalt ei taha Taiwani pärast puhkevas konfliktis osaleda, kuid need lootused on nüüd purunenud. Vaid mõned nädalad pärast Jaapani peaministriks saamist teatas Sanichi Takaichi, et igasugust Hiina sõjalise jõu kasutamist Taiwani vastu peetakse Jaapani jaoks eksistentsi ohustavaks olukorraks. Isegi ilma selge nihketa oma enesekaitsele keskendunud doktriinist, mida me oleme näinud, on see selge märk, et Jaapan astuks Hiina vastu, kui Xi viib oma plaanid Taiwani sissetungiks ellu. Siin ei ole mingit kahtlust, see on ühemõtteline. Jaapan ütleb Hiinale, et see, mida Xi plaanib teha, kujutab endast piisavat ohtu, et Jaapan vastaks sõjalise jõuga. Xi uskus, et tema on Indo-Vaikse ookeani piirkonnas peamine mõjutaja. Ühe sõjalaevaga on Jaapan tõestanud, et see ei vasta tõele, jättes Hiina presidendi alandatuks. See on klassikaline jaapanipärane tagasihoidlik sõnastus, kuid sõnum on valju ja selge. Mis puudutab seda, mis edasi saab, siis Hiina ja Jaapani vahel tuleb veel rohkem vaidlusi. 20. aprillil teatas First Post, et Hiina on saatnud sõjalaevad Vaikse ookeani piirkonda õppusi läbi viima, mis toimuvad mitte juhuslikult samal ajal, kui USA, Jaapan ja Filipiinid alustavad oma ühiseid sõjalisi õppusi. Hiina üritab taastada osa oma kaotatud uhkusest, kuid tema sõnum ei kõla eriti valjult, kui Jaapan demonstreerib just neid partnerlusi, mis Hiinat kõige rohkem muretsema panevad. Ja tuhandete miilide kaugusel tunneb üks Xi liitlastest neid vapustusi.
Alles 15. aprillil saatis Vladimir Putin Venemaa Vaikse ookeani laevastikust 2 fregatti ja varustusaluse Hiinasse 5-päevasele visiidile. Jaapani samm Taiwani väinas ei jäänud kindlasti Vladimir Putini tähelepanuta. Xi sai peamise sõnumi kätte, kuid Jaapan andis ka Vladimir Putinile teada, et kõik tema meeleheitlikud katsed Xile pugeda ei jää märkamata. Ülimoodsam Jaapani hävitaja on ideaalne vastus vananenud fregattidele, mille Venemaa saatis Hiinasse. Jaapan saatis midagi surmavat Taiwani väina. Ei Xi ega Vladimir Putin saa selle vastu midagi teha. Võimutasakaal Ida-Aasias on muutunud ja mitte viisil, mis Hiinale, Põhja-Koreale ega Venemaale meeldiks. Jaapan paigutas just 2 uut raketti, mis suurendavad oluliselt tema tegevusulatust ja võimet vastulöökideks. Veelgi enam, mõlemad on täielikult kodumaist päritolu. Nende rakettide paigutamine tähendab, et suured maa- ja merealad, kuhu varem ulatusid vaid Jaapanis paiknevate USA vägede võimalused, on nüüd kindlalt Jaapani sihikule võetud. Olukord piirkonnas on muutunud Jaapani kasuks, võib-olla jäädavalt. Siin on siseteave nende 2 uue raketi kohta ja miks Hiina, Põhja-Korea ja Venemaa on nende paigutamise pärast nii ärevil. Veidi segadust tekitavalt kannavad mõlemad uued raketid nime Tüüp 25. Tüüp 25 laevatõrjerakett ja Tüüp 25 kiirelt liuglev laskemoon. Selline nimetamine tuleneb Jaapani relvade nimetamise poliitika eripärast. Uusi esemeid tähistatakse selle eelarveaasta järgi, mil need kasutusele võeti. 2 uut raketitüüpi võeti ametlikult kasutusele 31. märtsil 2026, mis oli Jaapani 2025 eelarveaasta viimane päev. Seega, kuigi nende spetsifikatsioonid ja võimekused erinevad oluliselt, kannavad mõlemad sama nime – Tüüp 25. Mis teeb need 2 uut süsteemi eriti märkimisväärseks, on see, et need on Jaapani esimesed kodumaal välja töötatud kauglöögiraketid ja esimesed, mis on paigutatud aktiivsetesse üksustesse. Tõele au andes on neist vahest esimene Tüüp 25 laevatõrjerakett ehk SSM tegelikult olemasoleva raketi Tüüp 12 uuendus. Võib arvata, arvestades raketi nime ja Jaapani nimetamistava, et Tüüp 12 võeti kasutusele 2012 aastal või 2013 aasta esimeses kvartalis. Tegelikult, kuigi arendus lõpetati 2012 aastal, võeti see ametlikult kasutusele alles 2015 aastal. Paneme selle Jaapani nimetamise tavadele omastele eripäradele. Tüüp 12 on veoautole paigaldatud laevatõrjerakett, mille on välja töötanud Jaapani Mitsubishi Heavy Industries. See on ka uuendus vananevale Tüüp 88 SSM-ile. Nagu nimigi ütleb, võeti Tüüp 88 kasutusele 1980-ndate lõpus. Tüüp 12 uuendus lisas kaasaegsed võimalused nagu inertsiaalne navigatsioonisüsteem ehk INS koos kursi keskel toimuva GPS juhendamisega. See uhkeldas ka oluliselt parema täpsusega tänu täiustatud maastikukontuuride sobitamisele ja sihtmärkide eristamise võimekusele. Hanketellimuste põhjal on hinnanguliselt kokku kasutusele võetud umbes 50 Tüüp 12 süsteemi. Hiljem võeti kasutusele laevalt lastav Tüüp 12 versioon, mida nimetatakse Tüüp 17 SSM 22. Ja see juhtus, nagu arvata võib, aastal 2017. See oli mõeldud kasutamiseks Jaapani Maia-klassi hävitajatel ning kahekordistas maismaapõhise Tüüp 12 tegevusulatuse umbes 250 miilini. Nüüd pikendab Tüüp 25 seda ulatust taas umbes 620 miilini, mis on ligikaudu 5 korda suurem kui Tüüp 12L. Ja just see panebki Hiina ja Põhja-Korea sõjaväed ärevusest ootama. Esimest korda on Jaapanil olemas tõeline kaugmõjuga võimekus. Ukraina enda toodetud Flamingo, Neptune, FP7 ja FP9 rakettide arendamine vabastas selle sõltuvusest lääne süsteemidest, nagu Storm Shadow või Scalp raketid, kui oli vaja Venemaa vastu kaugmaa rünnakuid sooritada. Nüüd on Jaapanil sama paindlikkus. Nagu näeme veidi hiljem, võib see olla tulevikus ülioluline. Tehniliselt öeldes peetakse raketi üldiselt kaugrelvaks, kui selle laskekaugus ületab umbes 90 miili. Sellel kaugusel saab raketi välja lasta enamiku vaenlase õhutõrjesüsteemide tõhusast tegevusraadiusest väljaspool. Tehniliselt võttes on Type 12 juba kaugmõjurakett, aga see ei kehti, kui arvestada Hiina raketiõhutõrjet. Tõsi, Hiina-Vene S-300 süsteemil ja kodumaise tootmisega HQ-15 analoogil on tõhus tegevusraadius vaid umbes 200 kilomeetrit ning HQ-9 tegevusraadius on ligikaudu sama, mis Type 12L. Siiski on Hiina HQ-22 süsteemi tegevusraadius umbes 170 kilomeetrit. Vene S-400 süsteemi maksimaalne tegevusraadius on ligi 400 kilomeetrit ning HQ-99, mis on mõeldud USA THAAD-i pika maa analoogina, ulatub umbes 3000 kilomeetrini. Võrreldes viimase 3 süsteemiga ei saa Type 12 raketti pidada kaugmaa raketiks.
Kuid ulatudes umbes 2,5 korda kaugemale kui Hiina kõige ulatuslikumad õhutõrjesüsteemid, on Type 25 SSM kindlasti kaugmaarakett. Veelgi enam, Jaapan kavatseb tulevaste versioonide laskekaugust veelgi pikendada umbes 1500 kilomeetrini. Kuid isegi oma praeguse 1000 kilomeetrise ulatusega muudab Type 25 olukorda nii Hiina kui ka Põhja-Korea ümbruses. Type 12 piiratud ulatus tähendas, et see toimis peamiselt punktkaitsesüsteemina. Type 25 ulatus muudab selle raketi kaugmaa täppislöögivõimeks, mis suudab sihtida nii mereväe formatsioone kui ka valitud maismaa sihtmärke. Selle uuenduse kiitis Jaapani parlament ehk riigipäev heaks 2020 aasta detsembris. Teatavasti algas masstootmine 2023 eelarveaastal ning kasutuselevõttu kiirendati 2025 eelarveaastale. Japanlased pidasid sellest lubadusest kinni, isegi kui nad jõudsid sellega valmis alles aasta viimasel päeval. Tehniliste andmete osas pole praegu veel palju teada, näiteks millise suurusega lõhkepead see kannab, kiirus ja nii edasi. Meile teadaolevalt kujundati Type 25 kere ümber, et vähendada selle radarile nähtavust, mis on eluliselt tähtis tänapäevaste õhutõrjesüsteemide vastu ellujäämiseks. Seda käitab kompaktne turboventilaatormootor, mis on optimeeritud pikaajaliseks madalal kõrgusel lendamiseks, vähendades veelgi avastamise võimalust pikkade kestvuslendude ajal. Type 25 juhib inertsiaalnavigatsioonisüsteemide ja satelliitpositsioneerimise kombinatsioon koos maastikuviite ja lõppfaasi radari pildistamisega. See kombinatsioon võimaldab rünnata liikuvaid meresihtmärke jaapanlastele omase täpsusega. Rakett suudab samuti saada lennu ajal uuendusi võrguühendusega andmeside kaudu, integreerides reaalajas infot merepatrull-lennukitelt, rannikuradari jaamadelt või muudelt seirevahenditelt. See täidab veel ühe olulise nõude tänapäevaste maismaapõhiste rakettide puhul – mobiilsuse. Süsteem on paigaldatud suure liikuvusega veokil asuvale püstilaskeseadmele, mis on paigutatud 8x8 rattavalemiga šassiile. Iga laskeseade kannab 6 raketikonteinerit ja suudab kiiresti teha salvo laskmisi enne kiiret ümberpaigutamist. Nagu Ukraina sõda on selgelt näidanud ajastul, kus kõikjal on jälgimisseadmed ja kamikaatsedroone, on võime kiiresti tulistada ja liikuda otsustava tähtsusega. Kasutades ära Jaapani mägist geograafiat, saavad raketiheitjate üksused hajuda rannikualadele või saarte positsioonidele, tulistada ja kiiresti ümber paigutuda, enne kui vaenlane jõuab vastulöögiks sihtida. Kuigi süsteemi hakatakse kindlasti laialdaselt kasutusele võtma Jaapani relvajõududes, on esialgsete paigutuskohtade valik strateegiline. Kuidas nii? Esimesed operatiivüksused on paigutatud Kangoni laagris Kunimoto prefektuuris. Sellest baasist on nüüd lai valik Hiina ja Põhja-Korea sihtmärke ulatuses. Kogu Korea poolsaar on nüüd samuti Jaapani ründeulatuses, nii maismaa kui ka meresihtmärkide jaoks, sealhulgas kogu Põhja-Korea. Austatud seltsimees Kim Jong-un, nagu rahvas nimetab Põhja-Korea kõrgeimat juhti, võis alati Jaapanit rakettidega rünnata. Seda suutis ka tema isa Kim Jong-il, kes eenes Kim Jong-unile kõrgeima juhina ja valitses aastatel 1994–2011, mil ta suri ja tema poeg võimu üle võttis. Kim Jong-il päris samuti võime Jaapanit rünnata oma isalt, Kim Il-sungilt, kes oli Põhja-Korea rajaja ja esimene juht. 1990ndate keskpaigaks oli vanem Kim välja töötanud ballistilise raketi Hwasong-7, tuntud ka kui No-Tong, ning alustanud selle seeria tootmist, kuid ta suri 1994. Aasta enne selle kasutuselevõttu. Kurikuulsa Scudi modifitseeritud versioon, mille lennulatus oli umbes 800 miili, võimaldas No-Tongil usaldusväärselt ulatuda Osakani, Tokyoni ning suuremasse osasse Lõuna- ja Kesk-Jaapanisse. Ja sellest ajast alates on iga järgmise Kimi dünastia põlvkonnaga Põhja-Korea võimekus ainult kasvanud. Lisaks No-Tongile on praegusel Kimil kasutada ka Hwasong-10 keskmaa ballistiline rakett, mille lennuulatus on vähemalt 1500 miili. Sellest piisab, et tabada kogu Jaapanit Põhja-Korea mandriosast. Tal on ka täisulatusega mandrite vahelised ballistilised raketid. Hwasong-14 hinnanguline ulatus on vähemalt 4000 miili. Ja Hwasong-15 pidi suutma jõuda ka Ameerika Ühendriikide mandriosani. Mõlemad suudaksid kahtlemata jõuda Jaapanini. Ja neid on veelgi. 10 aastaid suutis Põhja-Korea rünnata Jaapanit kaugelt, samal ajal kui Jaapan ei suutnud samaväärset ohtu esitada. See suutis end kaitsta ainult saabuvate rakettide eest, kasutades kihilist õhutõrjesüsteemi nagu Patriot, PAC-3 ja Aegis SM-3. Nüüd tasakaalustab Type 25 SSM-i pikem laskekaugus jõuvahekordi. Te lööte meid, meie lööme teid. Või võib-olla lööme me teid esimesena. Need võimalused on nüüd Jaapanil olemas ja need annavad Jaapanile samasuguse mõjuvõimu Hiina üle. Mitte päris sama, aga piisavalt lähedal. Erinevus seisneb Hiina tohutus suuruses.
Tüüp 25 suudab hõlpsasti katta kogu Põhja-Korea territooriumi. Hiina seevastu ulatub peaaegu 6 miljoni ruutmiilini ja Hiina ning Jaapani vahel asub Ida-Hiina meri. 620 miili ulatusega katab tüüp 25 SSM vaid väikese osa kogu Hiina territooriumist. Siiski on see, mida see katab, Xi jaoks piisavalt murettekitav. Kui need paigutada üle kogu Jaapani hajusa saarestikku, jäävad mitmed mandril asuvad kõrge väärtusega sihtmärgid laskekaugusesse. Kõige ahvatlevamad sihtmärgid asuvad kahtlemata Hiina kaugel idas. Nüüd on ulatuses ka Shanghai, samuti suured linnad, sadamad ja tööstuskeskused nagu Hangzhou ja Ningbo. Need ei ole lihtsalt suured asustuskeskused, kus asuvad mõned Hiina tähtsamad ettevõtted ja tööstused ning mis juhivad selle ülemaailmset kaubandust. Tüüp 25 seab sihikule ka olulised sõjalised rajatised. Hangzhou Jianqiao lennujaam on suur sõjaväe lennubaas, kus asub Hiina õhuvägi, PLA õhuväe 83 brigaad. Hiina JH-7A hävituspommitajad tegutsevad sellest baasist. Lähedal asuvas Ningbos on veel üks suur baas, Ningbo mereväebaas. See on Hiina Rahvavabastusarmee mereväe Ida-merelaevastiku peakorter ja oluline juhtimiskeskus mereväe operatsioonideks Ida-Hiina merel. Samuti jääb Type 25 tegevusraadiusesse lähedal asuv Fuzhou lennubaas, mis asub Fuzhou linna lähedal. See lennubaas on oluline sõlmpunkt jõudude koondamisel Taiwani vastas ning baas Hiina õhutõrjerakettide süsteemidele. Ja on veel palju teisi olulisi rajatisi, mida Xi kindlasti eelistaks tegevusraadiusest väljas hoida. Nii on see olnud siiani. Sarnaselt olukorrale Põhja-Koreaga on Hiina nautinud eeliseid, kuna saab kaugmaa rakettidega Jaapanit rünnata, samas kui vastupidine pole olnud võimalik. DF-21D, mida sageli nimetatakse lennukikandjate tapjaks, võeti kasutusele 2010. aastate alguses. Tehniliselt on see laevavastane ballistiline rakett, kuid loomulikult suudab see tõhusalt tabada ka maapealseid liikumatu sihtmärke. Ulatuses kuni 2150 kilomeetrit suudab see jõuda Jaapani territooriumile, sealhulgas USA baasideni Okinaval. Hiina maismaalt lastav CJ-10 ehk TH-10 tiibrakett on võimeline täppislöökideks kuni 1500 kilomeetri kaugusele. Ja selle DF-26 keskmaa ballistilise raketi ulatus on 4000 kilomeetrit, mis katab kogu Jaapani ja enamgi veel. Nagu Põhja-Korea puhul võimaldab Type 25 SSM-i pikendatud tegevusraadius jõuda Hiina tundlikesse piirkondadesse samamoodi, mis muudab jõudude vahekorra Jaapani jaoks märksa tasavägisemaks. On olemas ka kolmas piirkond, kus uus rakett muudab senist olukorda mõnevõrra – Venemaa. Siparost põhjas võiksid Type 25 raketid lennata üle Venemaa territooriumi ja tabada Hiina Heilongjiangi ja Jilini provintse. Piirkonda peetakse üheks Hiina viljaaidaks, kuid see on ka oluline transpordikoridor. Raudteesõlmed nagu Sui-Sui-Fenhe ja Liao-Tsi koridor on elutähtsad maismaa transpordiks Hiina põhjapoolsetesse sadamatesse. Piirialadest on viimastel aastatel saanud elavad keskused tänu õitsevale kaubandusele, mis on tekkinud sellest, et Venemaa on olnud sunnitud suunama suure osa oma kaubandusest Hiinasse lääne sanktsioonide tõttu. Ulatuslikud ja väga kulukad plaanid logistilise infrastruktuuri laiendamiseks on juba hästi käimas, eriti seoses ühendustega Venemaa lähedal asuvate Kaug-Ida sadamatega. Suur osa sellest kriitilisest sõlmpunktist kasvavas Hiina-Vene liidus oleks nüüd Jaapani sihikule võetud, kui kahe riigi vahel peaks kunagi puhkema relvakonflikt. Tegelikult jäävad mitmed neist olulistest Venemaa Kaug-Ida sadamatest nüüd samuti Type 25 tegevusraadiusesse. Tõele au andes ei vaja Jaapan kaugrelvi, et ulatuda Venemaale ja seal midagi plavatama panna. Oma lähimates punktides lahutab kahte riiki vaid 26 või 27 miili üle La Perousi väina, mis eraldab Jaapani Hokkaidot Venemaa Sahalinist. Ukrainal on lihtsad FPV-droonid, mis suudavad tabada kaugemal asuvaid sihtmärke. Kuid Type 25 pikendatud tegevusraadius toob Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks ulatusse palju rohkem tülikamaid sihtmärke, sealhulgas suuri sadamaid ja sõjalisi rajatisi. Vladivostokis paiknev Venemaa Vaikse ookeani laevastik on äkitselt Jaapani haardeulatuses. Habarovsk on oluline haldus- ja sõjaline keskus ning Venemaa idasõjaväeringkonna peakorter. Jaapani suhted Venemaaga on harva olnud lihtsad ning hiljuti on pinged kasvanud Jaapani Ukraina-meelse seisukoha tõttu. Venemaal on juba mõnda aega olnud Jaapani ees sama raketieelis nagu Hiinal ja Põhja-Koreal. See eelis on nüüd kadunud. Jaapan ei pruugi oma Type 25 rakettidega suuta tabada suurt osa Venemaast, kuid piirkonnad, mida ta suudab rünnata, võivad Venemaa Kaug-Ida kaitserivist välja lüüa ja nurjata selle majandusliku lõimumise Hiinaga. Mõlemad oleksid Putini jaoks tohutud strateegilised kaotused. Kui otsid värskemat sõjandusuudist ja teravat analüüsi maailma peamistest kriisikolletest, siis just seda me siin sõjasaates pakume. Telli kanal juba täna, et olla kursis kõigi tähtsamate uudiste ja arengutega.
Võid nüüd mõelda, miks tehniliselt nii kõrgel tasemel riik nagu Jaapan pole seni arendanud kaugmaa ründevõimeid? See oli teadlik valik. Pärast hävitavat kaotust teises maailmasõjas võttis Jaapan vastu ainult kaitsele suunatud sõjalise hoiaku. Japan tootis ja ostis relvi ainult enda kaitsmiseks ohtude eest, kuid mitte ründerelvastust. Seda hoiakut võimaldas Jaapani ametlik sõjaline liit USA-ga. Vastastikuse koostöö ja julgeolekulepinguga, mis jõustus 1960 aastal, on USA kohustatud Jaapanit kaitsma, kui teda rünnatakse. Aga tulemus on see, et kogu ründerelvastus Jaapanis kuulub USA vägedele, kes paiknevad riigis umbes 15 suuremas baasis. Mis puutub kaugmaa ründevõimekusse, siis USA suudaks rünnata Hiinat, Põhja-Koread või Venemaad F-15E Strike Eagle'ite ja F-35A Lightning II-dega, mis asuvad sellistes baasides nagu Kadena õhuväebaas Okinaval. Nagu nad on teinud Iraanis, saavad need lennukid tulistada kaugmaa rakette nagu AGM-158 JASSM ja AGM-88G ARGMER. Aga Jaapani vaatenurgast, hoolimata selle ulatuslikkusest, ei ole see julgeolekukilp enam piisav. Julgeoleku olukord piirkonnas on dramaatiliselt muutunud. Hiina ja Põhja-Korea ründerelvastuse arendamise tempo on pöörane ning sellega koos kasvavad Jaapani jaoks riskid hüppeliselt. Nendest arengutest ärevuses esitles Jaapan 2022 aastal oluliselt uuendatud ja palju karmimat riikliku julgeolekustrateegiat ehk NSS-i. Uus NSS nimetas Hiinat selgesõnaliselt peamiseks ohuks, samal ajal kui Venemaad määratleti kui suurt ohtu. See näeb ette kaitsekulutuste peaaegu kahekordistamise, et jõuda 2027 aastaks 2%-ni SKP-st, mis on 2 korda rohkem kui varasem mitteametlik 1% piir. Kuid võib-olla kõige olulisem on see, et esimest korda võttis Jaapan ametlikult kohustuse omandada vastulöögivõimekus. Jaapan avas ukse ründerelvastusele. Nüüd võiks ta kasutada kaugmaarakette nagu Type 25, et sihtida vaenlase baase, kui relvastatud rünnak on peatne. Ja nagu näete, 2 uue Type 25 raketi kasutuselevõtust ei raiska Jaapan aega selle mandaadi elluviimisega. Hiljuti avalikustatud teine rakett nimega Type 25 kuulub samuti kaugmaarakettide kategooriasse, kuid sellel on teistsugune ülesanne. Type 25 ülikiire liugrakett ehk HVGP. HVGP on Jaapani esimene kasutusel olev hüpersooniline liugrelv. Hiljuti kasutusele võetud versioon Block 1 omab hinnangulist tegevusulatust 185–310 miili. Kuid see pole see, mis teeb selle eriliseks. Rakett lastakse välja tahkekütusel töötava raketivõimendiga, mis eraldub suurel kõrgusel. See võimaldab liuguril laskuda hüperhelikiirusel, mis ületab Mach 5 ehk üle 3700 miili tunnis, tehes samal ajal ettearvamatuid manöövreid, et vältida vaenlase tõrjet. HVGP kannab koonilist Boost Glide lõhkepead, millel on väikesed juhtpinnad külg- ja vertikaalsuunalisteks korrigeerimisteks. Ja nagu selle nimekaim, kasutab see ühendamiseks satelliitnavigatsiooni, inertsiaalsüsteeme ja lõppfaasi radar-infrapunakujutist. Tänu oma väiksemale tegevusraadiusele ei paku HVGP Jaapanile sama heidutusväärtust nagu pikema tegevusraadiusega SSM. See on peamiselt mõeldud kaugemal asuvate saarte kaitseks, mitte vastulöögiks. Kuid selle, mis tal jääb puudu tegevusraadiulis, kompenseerib ta salakavaluse ja mitmekülgsusega, mis teeb sellest ideaalse relva lühema tegevusraadiuliga vastulöögiks. HVGP manööverdusvõime muudab selle jälgimise ja allatulistamise äärmiselt keeruliseks. See sobib suurepäraselt vaenlase baaside ründamiseks, kõrge väärtusega sihtmärkide nagu juhtimispunktide, dessantgruppide ja lennukikandjate tekkide tabamiseks, kasutades soomust läbistavaid või lõhkepeaga mürske. Vaidusalustes saareahelikes võiksid HVGP-d iseenesest toimida heidutusena. Vaenlase laevad ja raketilaskekohad oleksid sunnitud jääma nende tegevusraadiusest kaugemale, kartes varksi ja praktiliselt võimatult tõrjutavaid raketirünnakuid. Kui neid oleks piisavalt, võiks Type 25 SSM-ide ja HVGP-de kombinatsioon oluliselt laiendada Jaapani kaitsevõimet, hõlmates Ida-Hiina mere ja Taiwani lähedased piirkonnad. Praegused Block 1 mudelid on peamiselt mõeldud väljaõppeks ja sisseelamiseks. 2030-ndateks planeeritud Block 2 variandid saavad olema 1300–1800 miili ulatusega. See muudab need veelgi tõsisemaks vastulöögi ohuks kui praegune Type 25 SSM nii ulatuse kui ka manööverdusvõime poolest. Jaapanil on samuti plaanis 2027 eelarveaastaks täiendavad laevalt ja õhust lastavad variandid, et luua kihiline ja hajutatud löögiarhitektuur. See arhitektuur ühendab kodumaised süsteemid nagu 2 uut Type 25 raketti Jaapani liitlaste, eelkõige USA, juba välja kujunenud süsteemidega.
Jaapan plaanib paigutada USA's toodetud Tomahawk tiibraketid kõigile oma 8 Aegis hävitajale. Samuti 2026 aasta märtsis uuendati edukalt Kongo-klassi hävitaja JS Chokai, et see saaks välja lasta Tomahawk rakette. See on esimene kord, kui Jaapani sõjalaev suudab tabada sihtmärke üle 1000 miili kaugusel. Väidetavalt lõpetas JS Chokai meeskonna väljaõppe ja ümberehitused San Diego mereväebaasis enne tähtaega, kusjuures reaalsete laskmiste testid on kavandatud 2026 aasta augustisse enne naasmist Sasebo mereväe lennubaasi. On ainult üks probleem. Jaapanil võib minna aega, enne kui nende Tomahawkid kohale jõuavad. Jaapan tellis 2024 aastal $1,7 miljardi suuruse lepingu raames 400 Tomahawki, neist 200 Block 4 ja 200 Block 5 varianti. Tarned olid plaanitud lõpule viia 2027 aastaks. Kuid USA on kasutanud Tomahawk Iraani vastu nii intensiivselt, et niigi napp tarneahel on häiritud. USA on oma varusid väga kiiresti kulutanud tempoga, mida ei suudeta taastoota. Enne seda oli neil käepärast 3000 kuni 4500 Block 4 ja 5 varianti. Väidetavalt kulutasid nad esimese 72 tunni jooksul Iraani vastu 400 ja 850. Samal ajal on aastane tootmine kõikunud vaid 60 ja 90 vahel aastas. Tõsi, USA kaitseministeerium ja Raytheon sõlmisid 2026 aasta veebruaris uued kokkulepped, et suurendada tootmist 1000 Tomahawkini aastas, kuid see võtab aega ning USA relvajõudude vajadused on alati tõenäoliselt esikohal. Jaapani jaoks rõhutab see olukord veelgi strateegilist väärtust, kui suudetakse arendada omaenda kaasaegset relvastust. Oleme juba näinud midagi sarnast Ukraina lõputute pingutustega saada oma Patriot-süsteemide jaoks üha haruldasemaks muutuvaid PAC-3 rakette. Tõepoolest, sõda Iraani vastu avaldab üha suuremat survet USA relvavarudele, mis on kõigi tema liitlaste kaitsevõime keskmes. On arusaadav, miks sõjalised ja poliitilised juhid üle maailma, alates EL-ist kuni Jaapanini, nõuavad sellist relvastuse iseseisvust, mille Ukraina on juba sunnitud välja arendama. Jaapani uued Type 25 raketid on juba andnud sellistele nagu Xi, Kim ja Putin palju lisamõtteainet. Hiina sõjavägi hävitatakse seestpoolt, kuna riigijuht Xi Jinping viib läbi ulatuslikke kõrgete ametnike puhastusi. Keegi ei tundu olevat kaitstud, sest isegi kõige austatumad kindralid aastakümnete pikkuse kogemusega saadetakse minema. Xi usub, et see lähenemine aitab luua lojaalsema, kaasaegsema ja tõhusama armee. Ta eksib. Paljud eksperdid väidavad hoopis, et tema käitumine lõhub sõjaväe põhitugevust ja ühtsust. See viib rahvavabastusarmee PLA aastakümneid tagasi ja paiskab Hiina relvajõud kriisi, millest nad ei pruugi kunagi taastuda. Selle loo mõistmiseks on esimene küsimus, millele vastata. Miks? Miks? Just siis, kui Hiina laiendab oma sõjaväge, ehitab maailma suurimat mereväge ja näitab rohkem jõudu kui kunagi varem, kas Xi Jinping riskiks oma enda sõjaväe destabiliseerimisega? Vastus on üsna lihtne. See taandub kontrollile. 2017 aastal 19. parteikongressil esitas Xi plaanid tõeliselt maailmatasemel sõjalise jõu ülesehitamiseks. Aastaks 2020 soovis ta, et Hiina rahvavabastusarmee maaväed oleksid täielikult mehaniseeritud, maailma tipptasemel soomukite ja arenenud infotehnoloogiatega, mis avavad uusi strateegilisi võimekusi. Aastaks 2035 ootab ta, et sõjaväe täielik moderniseerimine oleks lõpule viidud. Ja aastaks 2049, mis on ühtlasi Hiina Rahvavabariigi asutamise 100 aastapäev, saavutatakse maailmatasemel staatus. Moderniseerimise ja tipptasemel süsteemidesse investeerimise kaudu loodab Xi, et Hiina sõjavägi suudab oma potentsiaali täielikult ära kasutada ning muutuda üheks kõige hirmuäratavamaks sõjajõuks, mis eales kokku on pandud. See ei pruugi kunagi suuta Ameerika Ühendriikide sõjaväega võrdseks saada, kuid Xi soovib vähemalt kahe riigi vahelist lõhet vähendada. See annab Hiinale teoorias rohkem võimu ja vabadust oma pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas palju kõneainet pakkunud taasühinemist Taiwaniga, vähendades samal ajal ohtu, et riigi vaenlased sekkuksid. Kuid Xi ei taha ainult võimsamat kõrgtehnoloogilist sõjaväge. Ta soovib ka sellist armeed, mis tõstab distsipliini, professionaalsuse ja lojaalsuse standardeid. Ta tahab armeed, mis ei ütle kunagi ei, kus iga sõjaväelane, alates kõige madalamatest reameestest kuni kõrgeimate ohvitserideni, on täielikult pühendunud eesmärgile ja valmis täitma kõiki valitseva partei käske ilma küsimuste või kõhkluseta.
armee, mida juhib ainult tema ise. Sellises armees ei ole kohta vabamõtlejatele ega inimestele, kes võiksid korda rikkuda või vastuvoolu ujuda. Ja seetõttu eemaldatakse sellised inimesed praegu süstemaatiliselt. Kas me oleme juba 3. maailmasõjas? Sest sõltuvalt sellest, mida sa loed, võib tunduda, et elame täiesti erinevates reaalsustes. Ja uudistega kursis olemine ei ole enam kõige raskem osa. Kõige keerulisem on aru saada, mis tegelikult tõsi on. Võtame näiteks selle loo, mida kajastas ligi 200 erinevat allikat üle kogu spektri. See teatab, et USA sõjavägi ütleb, et nende Iraani sadamate blokaad on täielikult peatanud majanduskaubanduse 36 tunni jooksul. Aga vaid päev varem kajastas teine lugu, mida käsitles peamiselt ligi 80 allikat, enamik neist vasakpoolse kallakuga, et Hormusi väinas oli mereliiklusblokaadi esimesel päeval vaevu mõjutatud. Kumb siis õige on? Täielik seiskumine, vaevu häiritud või võivad mõlemad olla tõesed? See kajastuste erinevus ongi täpselt põhjus, miks me kasutame Ground Newsi, et hoida end kursis mitmete aktiivsete konfliktidega üle maailma. Kui sa näeksid ainult ühte neist pealkirjadest, jääks sul ainult üks vaatenurk ja täiesti erinev arusaam sellest, mis tegelikult toimub. Ground News kogub iga päev tuhandeid uudislugusid ja korraldab need teemade kaupa, näidates sulle iga allika kallutatust, usaldusväärsust ja omandit, et saaksid kõik vaatenurgad ühest kohast kätte. Üks funktsioon, mida me viimasel ajal palju kasutame, on blind spot. See näitab sulle lugusid, mida üks poliitilise spektri poolest palju kajastab, kuid millest teine vaevu räägib. Pole tähtis, kus sa poliitilisel maastikul asud, kajakambrist väljamurdmine annab sulle täpsema arusaama sellest, mis tegelikult toimub. Ja see on ülimalt oluline, kui on vaja sõjaudu läbistada. Nii et mine aadressile ground.news/cold-military. ground.news/military show või skaneeri QR-koodi, et saada 40% soodustust piiramatu ligipääsuga Vantage plaanile. Ja see toob hinna alla väiksemaks kui tassi kohvi hind. Nii et proovi ise Ground Newsi järele. Alates 2022 aastast ja jätkudes kuni 2026 aastani. Xi Jinping on korraldanud enneolematu puhastuse Hiina sõjaväe juhtkonnas, eemaldades ametist üle 100 kõrgema ohvitseri ning 10 kindraleid ja kindralleitnante, kusjuures veel 10 peetakse praegu kas kadunuks või uurimise all olevaks. Need ei ole lihtsalt juhuslikud ohvitserid või suhteliselt madala taseme isikud. Nad on mõned Hiina kõige kogenumad sõjaväejuhid. Näiteks 2024 aasta lõpus uuriti riigi endist kaitseministrit Wei Fengheed korruptsioonisüüdistuste alusel ja lõpuks visati ta Hiina kommunistlikust parteist HKP välja. Tema kindrali auaste raketiväes võeti ära. Wei järglane Li Shangfu kadus samuti salapäraselt avalikust elust 2023 aastal, enne kui ta ametist tagandati ja parteist välja visati, püstitades rekordi kui ajaloo lühima ametiajaga riigikaitseminister. Li Zhuyiao, rahvavabastusarmee raketiväe ülem, oli veel üks suur nimi, kes langes. Ta visati ametlikult parteist välja 2024 aasta juulis. Ja 2025 aastal hoogustus puhastus veelgi, kui mitmeid kindraleid, sealhulgas He Weidong ja Miao Hua, süüdistati selles, mida Hiina kommunistlik partei nimetas äärmiselt rasketeks kuritegudeks. 2026 aasta ei ole näidanud mingeid märke selle suundumuse vaibumisest. Tegelikult teatas Hiina jaanuaris 2 oma keskse sõjalise komisjoni tippkindrali Liao Zhenli ja Jiang Jiusha tagandamisest. Liao pühendas kogu oma elu sõjaväele, astudes Hiina rahvavabastusarmeesse 1983 aastal ja lõpetades aasta hiljem rahvavabastusarmee riigikaitseülikooli. Ta mängis olulist rolli Hiina-Vietnami konfliktides, mis kestsid kogu 1980-ndate jooksul kuni 1991 aastani, aidates kuulsalt kaitsta rindejoont koguni 36 eraldi Vietnami rünnaku vastu. Aastate jooksul tõusis ta auastmetes, saades 2009. aastal 65. armeegrupi staabiülemaks. 2015 aastal sai ta rahvarelvastatud politsei staabiülemaks. Hiljem samal aastal sai ta Hiina rahvavabastusarmee maaväe staabiülemaks ning 2023 aastal KGB keskse sõjalise komisjoni ühise staabiosakonna staabiülemaks. Jiangil oli samuti edukas karjäär. Kindraal Zhang Chongsheni poeg, kes oli samuti väga edukas ja autasustatud Hiina rahvavabastusarmee juht, liitus Zhang armeega 1968 aastal ja võitles Hiina-Vietnami sõjas. Seal, olles alles 20. eluaastates ja teenides kompaniülemana, näitas Zhang üles erakordset taktikalist taipu, mis ületas tema vanust kaugelt.
Tema üksus jäi tule alla, kui nad üritasid rünnata kindlustatud mäetipu positsiooni. Mõistes, et kõik edasised katsetused otseseks rünnakuks oleksid määratud läbikukkumisele, esitas Chang julge palve. Ta palus terve pataljoni, mis oli 4 korda suurem kui tema enda üksus, et sooritada džunglis külgmanööver. Rügemendi ülem kiitis lõpuks palve heaks ja üllatusrünnak õnnestus. Vietnami kaitseliin murti läbi ning Hiina sõdurid tähistasid väärtuslikku võitu. Ainult 5 aastat hiljem juhtis Chang peamist pealetungi Laotiani lahingus, mis oli kogu Hiina-Vietnami piirisõja suurim lahing. Jällegi olid tema taktikad nii julged kui ka ambitsioonikad. Tema strateegia, mis hõlmas sõjaväe esimest täielikku jalaväe ja suurtükiväe koostööplaani, pärast kultuurirevolutsiooni nägi ette tohutut suurtükiväe toetust. Palju rohkem kui ükski rügemendi ülem tavaliselt küsiks või milleks tal õigust oleks. Kuid taaskord see toimis. Hoolimata sellest, et nad seisid silmitsi tohutu Vietnami vasturünnakuga, pidasid Changi mehed vastu 6 vaenlase rügemendi survele, suures osas tänu suurtükiväe toetusele. Ta oli tõestanud oma võimeid ja teeninud välja kõik järgnevad edutamised. Chang sai 1997 aastal kindralmajoriks, 2007 aastal kindralleitnandiks ja 2011 aastal kindraliks. 2017 aastal määrati ta maineka CMC aseesimehe ametikohale, kuid 2025 aasta lõpus kadus ta avalikkuse eest. Seejärel eemaldati tema ja Liao ametlikult oma ametikohtadelt jaanuaris. Äkitselt ei lugenud kõik nende aastate pikkused kogemused enam midagi. Kogu nende teenistus, ohverdused ja prestiiž pühiti ühe ööga minema. Xi ja tema kõige lojaalsemad toetajad väidavad, et see kõik oli ülla eesmärgi nimel. Ametlik partei seisukoht on, et need massilised kõrgete sõjaväelaste tagandamised ei ole osa poliitilisest puhastusest. Need on lihtsalt Pekingi korruptsioonivastase võitluse tulemus. Hiina kommunistlik partei väidab, et Hiina rahvavabastusarmee on pikka aega kannatanud tõsise korruptsiooniprobleemi all, kus ohvitserid on raha omastanud, ostnud endale kõrgemaid auastmeid, võltsinud dokumente ja nii edasi. Selle väite toetuseks on kindlasti mõningaid tõendeid. Ja nagu Xi toetajad märgivad, ei saa korrumpeerunud armee kunagi saavutada seda olulist maailma taset, mille poole Hiina püüdleb. Sõjavägi ei suudaks kunagi saavutada usaldusväärsuse ja kvaliteedi kõrgeid standardeid, mille poole ta püüdleb, kui seal on ohvitserid, kes regulaarselt valetavad, varastavad ja petavad. Selle tulemusena ütleb partei, et talle jäänud muud võimalust kui uurida ja karistada neid, kes olid reegleid rikkunud. Hiina kommunistlik partei väidab ka, et partei peab alati säilitama täieliku kontrolli sõjaväe üle. Ei tohi olla mingit riigipöörde ohtu ega killustatud käsuahelaid, mis on veel üks väidetav õigustus kõrgete ohvitseeride jätkuvale eemaldamisele ja nende asendamisele isikutega, kellel võib küll olla vähem kogemusi, kuid keda peetakse lojaalsemateks ja usaldusväärsemateks. Paljud analüütikud väidavad siiski, et partei seisukoht ei pea põhjalikule uurimisele vastu. Näiteks Jamestown Foundation avaldas pika analüüsi pealkirjaga Jiang Joshua erimeelsused Xi Jinpingiga viisid tema puhastamiseni, kasutades erinevatest Hiina ametlikest allikatest pärit avatud andmeid selle väite toetuseks. Süüdistused Jiang Joshua vastu ning võimalik, et ka teiste puhastamisesse kaasatud isikute vastu on vähem seotud korruptsiooniga ja rohkem seotud erimeelsustega Xi Jinpingi poliitikaga. Nimelt märkis raport, et nii Jiang Joshua kui ka Liao olid vastu seisnud korraldustele, mida nad pidasid ebarealistlikeks. Eriti seoses võimaliku Taiwani sissetungiga aastaks 2027, kusjuures Jiang väitis, et 2035 on palju realistlikum eesmärk. Seega tundub, et Xi Jinping ei karista tingimata korruptsiooni, vaid allumatust, kõrvaldades kõik, kes julveksid talle vastu hakata ja öelda ei. Nagu Helena Legarda, Merixi uurija ütleb, teevad ametlikud narratiivid pärast Jiang Joshua ja Liao puhastust selgeks, et vallandamised olid poliitilist laadi ning põhinesid tajutud või tegelikul lojaalsuse puudumisel Xi Jinpingile ja tema eesmärkidele. Kuid kõrvaldades need, kes võiksid talle vastu astuda, väidavad paljud analüütikud, et Xi Jinping muudab Hiina rahvavabastusarmee märkimisväärselt nõrgemaks ja õõnestab omaenda maailmatasemel sõjalisi ambitsioone. Aga enne kui me sellele lähemalt vaatame, just sellepärast teeme me selle sõjasaate, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa järgmisi osi maha ei magaks. Pealtnäha tundub, et Xi kõrvaldab korrumpeerunud ohvitsere ja samal ajal vabaneb inimestest, kes võiksid tulevikus tema autoriteeti õõnestada. Kui sügavamalt vaadata, hakkab tema tegelik eesmärk ilmnema. Ta ei sihi mitte ainult üksikisikuid, vaid ka sidemeid. Neid mitteametlikke, kuid olulisi võimuvõrgustikke, mis ühendavad erinevaid inimesi ja gruppe sõjaväes ning mida hiina keeles nimetatakse guanxiks.
Sellised võrgustikud eksisteerivad mingil kujul igas sõjaväes üle kogu maailma. Need on loomulik ja peaaegu vältimatu tagajärg sellele, kuidas sõjaväeline maailm toimib. Näiteks sõdurid, kes astuvad teenistusse samal ajal ja läbivad põhiväljaõppe samas asutuses, jagavad alati teatud laadi ühtekuuluvustunnet. Vanemohvitserid juhendavad sageli oma alluvuses kõige lootustandvamaid sõdureid ja hoiavad nendega kontakti isegi siis, kui nood hiljem oma karjääri jooksul teistesse üksustesse või asukohtadesse liiguvad. Inimesed, kes teenivad koos, arendavad loomulikult omavahelisi sidemeid ja on sageli valmis tulevikus üksteist aitama või toetama, kui selleks võimalus tekib. Nii et kuigi sõjaväed näivad paberil toimivat ainult auastmete, käskude ja ametlike käsuliinide järgi, on olemas ka varjatud suhete kiht, mis mõjutab, kuidas asjad tegelikult toimivad. See kehtib eriti nii suure ja keeruka sõjaväe puhul nagu Hiina oma, kus Guangxi pole ametlikult tunnustatud ega reguleeritud, kuid kujundavad vaikselt kogu süsteemi toimimist. Kui Hiina sõduril tekib probleem, ei pruugi ta näiteks tahta ametlikke kanaleid kasutada, sest need võivad olla aeglased ja bürokraatlikud. Ta võib selle asemel pöörduda nõu saamiseks oma endise ülemuse poole või võtta ühendust endise rühmakaaslasega. Personalile on sellel süsteemil mitmeid eeliseid. Sageli on see kiirem ja lihtsam, kui sõjaväelased, kes üksteist tunnevad ja usaldavad, aitavad üksteist ilma, et peaksid läbima süsteemi ja läbima hulga bürokraatiat ning kinnitusringe. Guanxi loob usaldust, soodustab suhtlemist ja kompenseerib liiga rangeid ja jäikaid ülalt alla juhitavaid struktuure, mis Hiina rahvavabastusarmees eksisteerivad. Tõepoolest, kirjutades väljaandes War on the Rocks, märgib Jamestown Foundationi teadur ja Hiina sõjaväe ekspert Christopher Nye, et Hiinas on mitteametlikele võrgustikele tuginemine viis, kuidas ohvitser tegelikult süsteemis liigub. See on mehhanism, mille kaudu saadakse edutamist, poliitilist kaitset uurimise ajal ning isegi kaubeldakse lahinguvälja juhtimise või prioriteetse laskemoona üle. Need Guanxid koonduvad vihmavarjuks, oluliseks patroonlussüsteemiks, mis pakub turvalisust ja ressursse, et toimida kõikehõlmavas parteiriigis. Näiteks tänu Guanxile sai Zhang Jusa loa, kui ta taotles kogu pataljoni täiendust ja kogu soovitud suurtükiväe toetust Hiina-Vietnami sõja ajal. Ta oli kuulsa ja lugupeetud kindrali poeg. Tal oli lai tutvuste võrgustik ning ta kasutas ära mõningaid teeneid inimestelt, kes teadsid tema isa nime. Hiljem oma karjääris kasutas Zhang jätkuvalt oma tutvusi, et saavutada oma eesmärke. Näiteks kui ta 2000-ndate lõpus teenis Shenyangi sõjaväeringkonna komandörina, juhtis ta sõjaväe elamuehituse programmi, mis hõlmas sõjaväe maa eraldamist suurte ehituslepingute sõlmimiseks kohaliku omavalitsuse ja äriliste arendajate vahel. See oli sõjaväelastele äärmiselt kasulik, kuna see tagas tuhandetele ohvitseridele väga vajaliku elamispinna ning Zhang tegi seda viisil, mis aitas mööda hiilida mõnest ametlikust piirangust, mis oleks tavaliselt sellise saavutuse peaaegu võimatuks muutnud. Hiina sõjaväe ajaloos on olnud lugematul hulgal sarnaseid lugusid, kus isiklikud võrgustikud on aidanud sõjaväelastel ületada bürokraatlikke takistusi või saavutada asju, mis poleks olnud võimalikud, kui nad oleksid tegutsenud süsteemi jäikade reeglite järgi. Kõrged komanderid on näiteks suutnud omaenda Guanxi võrgustikes ära tunda kõige andekamad ja ambitsioonikamad uustulnukad ning tõsta nad kõrgematele ametikohtadele. Ohvitserid on samuti kasutanud oma sidemeid, et aidata kõiges alates relvade hankimisest kuni osakondade vahelise koostööni. Küünikud võiksid väita, et sellised sidemed põhjustavad kallutatust või tasakaalutust sõjamasinas. Need, kes teavad paremini, väidavad samas, et need võrgustikud on selle masina loomulikud ja tervislikud kõrvalsaadused. Need on vältimatu tulemus, kui pühendad end sõjaväele. Sõdurid igal tasemel loovad alati sidemeid enda ümber olevate inimestega. Ja ohvitser, kes täidab oma kohust, juhendab alluvaid, premeerib neid, kes pingutavad ning arendab usaldust erinevate osakondade vahel, pole mingit reeglit rikkunud. Nad on andnud endast parima neile antud rollis. Kahjuks ei näe Xi seda nii. Nagu nii märgib, kipub Hiina juht vaatama mitteametlikke võrgustike pideva kahtlusega. Tema jaoks on Guanxiga kaasneb alati teatud risk, sest kui piisavalt kõrged ohvitserid loovad oma sidemed ja klikid, võivad nad koondada oma võimu, et trotsida partei korraldusi või kujundada sõjaväge nii, nagu nemad õigeks peavad, mitte nii, nagu tema õigeks peab. Xi Jinpingi ideaalne armee on selline, kus kõrgem juhtkond on killustatud, ohvitserid ja ametnikud on pädevad, asendatavad ja äärmiselt lojaalsed ainult kõrgeimale juhile. Ta ei taha, et nad omavahel sidemeid looksid või aeg-ajalt reegleid painutaksid, et aega säästa või üksteist aidata.
Ta tahab süsteemi, mis on rangelt reguleeritud ja täiesti etteaimatav, kus iga töötaja, olenemata kogemusest või staažist, teeb iga kord täpselt nii, nagu talle öeldakse. Ja nii ta eemaldab inimesed, kes sellesse visiooni ei sobi ning lõhub samal ajal need mitteametlikud võrgustikud. Ta on ilmselgelt veendunud, et see on õige samm, ainus viis oma eesmärkide saavutamiseks. Tegelikult teeb see tõenäoliselt rohkem kahju kui kasu, sest kui sa vabastad nii palju kõrgemaid ohvitsere nii lühikese aja jooksul, siis sa ei kõrvalda ainult üksikisikuid, vaid hävitad ka kogu süsteemi, mida nad koos hoidsid. Need ei ole madalama taseme sõdurid. Need on inimesed, kellel on aastakümnete pikkune juhtimiskogemus ning tõestatud pädevus ja edu kõrgeimal tasemel. Selline kogemus ja sellega kaasnevad oskused ei teki üleöö. Peastaabi ülematele ei ole lihtsalt valmis asendajaid kuskil ootamas, kes oleksid valmis ja suutelised sujuvalt astuma kõrgetele ametikohtadele ühes maailmas suurimas sõjaväes, juhendama keerukaid operatsioone, koordineerima strateegiat erinevate väeliikide vahel ning tegema elu- ja surmaotsuseid surve all. Xi uurib aktiivselt, arreteerib ja saadab välja neid väheseid väärtuslikke inimesi, kes suudaksid täita selliseid rolle maailmatasemel, mille poole ta püüdleb. Ja ta asendab nad inimestega, kes võivad küll olla lojaalsemad ja palju vähem tõenäoliselt tema selja taga tegutseda, kuid kellel pole kaugeltki samal tasemel usaldust, autoriteeti ega austust. Uued komandöörid pannakse ametikohtadele, mida nad ei tunne. Nad pärivad organisatsioone, mida nad ise ei ole üles ehitanud ja meeskondi, kes neid täielikult ei usalda. Ning neid oodatakse tegutsemist kõige rangemate reeglite järgi, kus isegi üks vale samm võib karjääri lõpetada. Mis saab edasi? Need uued komandörid muutuvad ülemäära ettevaatlikuks. Nad tegutsevad äärmise ettevaatlikkusega, olles pidevalt hirmul, et teevad vale sammu, ütlevad midagi valesti või neid nähakse koos vale inimesega. Nad kontrollivad kõike topelt, väldivad isegi kõige väiksemaid riske ja järgivad kõiki protseduure täpselt. Järk-järgult mõjutab see paratamatult kogu Hiina sõjaväe laiemat kultuuri. Lõpuks jõuab asi tõenäoliselt sinnamaani, kus kõikidel tasanditel keskenduvad töötajad vähem tulemustele või tipptasemele ja rohkem enda ellujäämisele. Ja kui see juhtub, hakkab paratamatult lagunema just see jõud, mida Hiina soovib näidata. Sest kaasaegne sõjapidamine nõuab kiirust, initsiatiivi ja julget otsustusvõimet. Kuid Hiina ehitab armeed, millel puuduvad kõik need 3 olulist tegurit. Armee, mis on aeglane, kõhklev ja hirmust haaratud. Mida kaugemale sellel teel Xi läheb, seda hullemaks see võib muutuda. Kui tema armee muutub distsiplineeritumaks ja lojaalsemaks, on tõenäoline, et see muutub ka vähem ausaks. Tõeline tagasiside kaob, siirad vastuhääled vaigistatakse ja enam ei ole inimesi, kes oleksid valmis välja ütlema, kui miski pole hea mõte või plaanis võivad olla vead. Selle asemel on Xil ümberringi ainult pugejad, kes kiidavad iga tema sammu ja kardavad näidata isegi vähimatki erimeelsust. See on äärmiselt ohtlik olukord, sest kui pole kedagi, kes tõtt räägiks, võib Hiina teha suuri sõjalisi otsuseid valede põhjal. Kui ta muutub oma riigi võimekuse suhtes kindlamaks, võib Xi näiteks rünnata Taiwani isegi varem, kui oodatakse, mis võib väga kergesti saada palju suurema konflikti puhkemiskohaks, tõmmates kaasa teisi riike üle kogu maailma, sealhulgas Ameerika Ühendriigid ja Euroopa ning potentsiaalselt vallandada ülemaailmse konflikti, mida maailm on püüdnud vältida juba aastakümneid. Ja see kõik on tingitud ühe mehe ülbusest ja võimetusest taluda mõtetki, et keegi võiks tema ülemvõimu ohustada. Xi Jinping soovib ehitada täiuslikku armeed, jõudu, mis on kaasaegne, distsiplineeritud ja üdini lojaalne. Ta teeb kõik endast oleneva selle saavutamiseks, eemaldab need, keda peab rivaalideks, karmistab kontrolli ja kujundab süsteemi ülevalt alla ümber. Kuid eemaldades niinimetatud korruptsiooni, kaotab ta ka paindlikkuse. Hävitades mitteametlikud võrgustikud, hävitab ta usalduse ja nõudes lojaalsust, pärsib ta ausust. Selle mõju ei pruugi rahuajal eriti märgatav olla. Aga kui konflikt tuleb, mis peaaegu kindlasti juhtub, on tema tekitatud kahju võimatu varjata. Aastakümneid on hävitajatel ja pommitajatel olnud ainult 2 viisi õhust lastavate rakettide kandmiseks ja väljatulistamiseks. Kas kanti rakette pommitaja pommiruumis sees või veeti neid tiibade all olevatel püloonidel väliselt, kinnitatuna kinnitusklammbritega. Need 2 meetodit on olnud ja on jätkuvalt väga tõhusad, piiranguks vaid see, kui palju rakette konkreetne lennuk suudab ühe missiooni jooksul kanda ning kui palju lennukeid on konkreetses operatsioonis kasutusel. Nüüd on USA selle olukorra pea peale pööranud.
Pentagon on välja töötanud nutika uue süsteemi, mis lubab oluliselt suurendada nii tiibrakette kanda suutvate lennukite arvu kui ka nende lennukite poolt kantavate rakettide hulka. Rapid Dragoni süsteem. See näib olevat mängumuutja, eriti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kus USA on aktiivselt otsinud uusi viise Hiina õhutõrje ülekoormamiseks ja neutraliseerimiseks. Veelgi parem, Rapid Dragoni jaoks ei ole vaja ehitada kallist uut varustust ega teha olemasolevale tehnikale suuri muudatusi. Tegelikult on see idee nii loogiline, et tekib küsimus, miks keegi pole sellele varem mõelnud. Siin on see, mis teeb Rapid Dragoni nii ainulaadseks ja kuidas see võiks kallutada jõudude tasakaalu Kaug-Idas otsustavalt USA kasuks. 2023 aastal määratles USA õhujõudude uurimislabor Rapid Dragoni kui paletiseeritud laskemoona katsekampaaniat, mille eesmärk on uurida võimalikkust ja operatiivseid eeliseid, kui olemasolevatelt transpordilennukitelt nagu C-130 ja C-17 visatakse õhust alla kaugmaa paletiseeritud laskemoona ilma lennukit ennast muutmata. Lihtsustatult öeldes muudab Rapid Dragon kaubalennukid relvakandjateks, mis suudavad lasta tiibrakette ja võimalusel ka muid kaugmaa või enesekaitserelvi, vabastades need palettidel lennuki tagumise lastiluugi kaudu. Teisisõnu muudab see kaubalennuki pommitajaks, mille relvakoormust piirab teoreetiliselt ainult see, kui palju palette mahub lastiruumi. Kaubalennukeid on kasutatud pommide vaenlastele viskamiseks vähemalt teisest maailmasõjast alates. Näiteks Varssavi pommitamise ajal 1940 aastal kasutasid sakslased IU-52 transpordilennukeid abipommitajatena. USA hakkas Vietnami sõja ajal kasutama C-130 kaubalennukeid Blue 82 Daisy Cutter-pommide viskamiseks ning jätkas selle tehnika kasutamist ka 1991 aasta Iraagi sõjas. Ja Afganistanis kasutati suuremaid GBU-43B Moab-pomme. Aga need on pommid, mitte raketid. Lennukid peavad nende kasutamiseks sihtmärkidele palju lähemale lendama kui kaugmaa tiibrakettide kasutamisel. Riskid on talutavad, kui vaenlasel, nagu näiteks Talibani puhul Afganistanis, on õhutõrje nõrk. Aga kui vastaseks on keerukad mitmekihilised õhutõrjesüsteemid, nagu need, mis on Hiinas ja selle ümbruses, siis varasemate põlvkondade vaibapomitamised kujutavad lennukitele sageli endast vastuvõetamatuid riske. Seetõttu ongi kasutusele võetud kaugmaa tiibraketid, mida saab välja lasta õhutõrjesüsteemide tegevusraadiusest kaugemalt ning veelgi arenenumad hävitajad ja pommitajad nende väljalaskmiseks. Kuid piiratud väljalaskemaht on endiselt probleemiks. Sa ei saa lihtsalt rakette transpordilennuki luugist välja veeretada, nii nagu liugpomme. Sellegipoolest on USA katsetanud viise, kuidas rakette lasta välja kaubalennukitelt juba Vietnami sõjast alates. 1974 aastal demonstreerisid ameeriklased tegelikult mandritevahelise ballistilise raketi väljalaskmise võimalikkust praktiliselt ükskõik kust, kui nad korraldasid katsetulistamise. 57-jalane, 88 000 naelane LGM-30 Minuteman visati õhust alla C-5A Galaxy lennukist. Järgmisel kümnendil projekteeriti madalama hinnaga alternatiiv B-1 pommitajale, mida tunti kui tiibrakettide kandelennuk ehk CMCA. Idee seisnes selles, et Boeing 747-200 kaubalennukid ümber ehitada spetsiaalseteks tiibrakettide stardiplatvormideks, millel oleks võimekus kanda 50–100 AGM-86 ALCM raketti. Raketid oleksid kiiresti välja lastud pöörleva stardiseadna kaudu lennuki saba kereküljel ning neid juhiks pardal olev juhtimissüsteem. CMCA-d ei arendatud kunagi täielikult välja, kuid Rapid Dragon tugineb samale põhikontseptsioonile, kohandades olemasolevad lennukid kaugmaa relvaplatvormideks väiksemate kuludega. Selle võimaldanud võtmekontseptsiooni uurisid esmakordselt 2003 aastal Õhujõudude Tehnoloogia Instituudi magistrandid, kui nad lasid transpordilennukite tagumisest osast rakette välja langevarjuga varustatud alustelt. Seda ideed arendati edasi 2010. aastatel, mis viis lõpuks Rapid Dragoni loomiseni. Programm tehti esmakordselt avalikuks 2019. aastal ning seda arendasid edasi 2020 kuni 2021 aastani USA õhujõudude arendusmeeskonnad ja tööstuspartnerid. Esialgsed katsed White Sandsi raketipolügoonil New Mexicos 2021 aastal kinnitasid esinduslike rakettide väljalaskmist nii C-17A kui ka ECG-136 lennukitelt. 2021 aasta lõpuks oli kontseptsioon valmis reaalseteks laskekatseteks.
Oma esimesel ja viimasel päris laskemoonaga laskekatsel Mehhiko lahe kohal 16. detsembril 2021 sai relvastatud Rapid Dragoni süsteem sihtmärgi andmed kaugelt juhtimissõlmelt lennuajal MC-130J kaubalennuki pardal. Seejärel kasutas süsteem neid andmeid, et sihtida oma relvastatud AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile'i ehk JASSM-i raketi, mis visati õhust välja ja mis edukalt toimetas oma laengut sihtmärgile, hävitades elava raketiga mereväe sihtmärgi. Veidi vähem kui aasta hiljem, novembris 2022, toimus esimene Euroopa piirkonna reaalajas laskekatse. JASSM-i õhust viskamise demonstratsioon MCU-130J lennukilt Rapid Dragoni platvormil viidi läbi Undøya kosmosekatse polügoonil Norras osana Atrius 2022 sõjaväeõppustest. Ja nüüd, aastal 2026, on katsetuste faas läbi ning Rapid Dragon on valmis tegevuseks. 2026 aasta aprillis teatas õhujõudude elutsükli halduskeskus ehk AFL CMC Dragon Carti loomisega, mis on ametlik programm transpordilennukite varustamiseks niinimetatud palleteeritud laskemoonaga. See tähendab, et Rapid Dragon ei ole enam katseprojekt. See on ametlik, töösse rakendatud USA sõjaväeprogramm. See nimetus on oluline samm ja rõhutab, kui tõsiselt USA sõjavägi Rapid Dragoni kaardi projekti võtab. Projekti ametliku programmi staatus tagab pikaajalise eelarve eraldamise ja ametliku integreerimise tulevase väeplaneerimise protsessi. 2026 aasta mais jõudis programm üleminekufaasi katsetuste ja operatiivse kasutuselevõtu vahel, kusjuures kasutuselevõttu oodatakse 2027 aastal kesktaseme hankeprotsessi Rapid Fielding menetluse kaudu. See, kuidas see töötab, on ühtaegu tehnoloogiliselt arenenud ja üllatavalt lihtne. Rapid Dragon on nagu nutikas ja ühekordne pommikamber kastis, mis sisaldab liidest, mis võimaldab sihtmisteavet edastada laskemoonale kaugemal asuvast tulejuhtimiskeskusest. Raketid laaditakse kaubaalustele paigutatud stardimoodulitesse, mis omakorda paigutatakse transpordilennukitesse. Laadimine toimub standardsete kaubakäitlussüsteemide kaudu, mida kasutatakse juba laialdaselt Air Mobility Commandi lennukipargis. Pärast tagaluugilt vabastamist stabiliseerub pallett langevarju all, enne kui see vabastab tiibraketid järjestikku õhus. Kõlab nagu suhteliselt lihtne ja madala tehnoloogiaga lahendus, eks? Teatud mõttes see ongi nii. Süsteem kasutab muutmata standardseid USA sõjaväe transpordilennukeid ning rakettide väljalaskmine ei nõua meeskonnat lisaoskusi peale nende, mida on vaja tavapäraste varustuse või sõidukite õhust heidete puhul. Aga ärme alahinda seda tehnoloogilist ja protseduurilist leidlikkust, mis selle võimalikuks teeb. Erinevalt paljudest vanematest kaitseprogrammidest on Dragon Cart üles ehitatud nii, et maksimeerida valitsuse andmeõigusi ja säilitada valitsuse kontroll tehnilise aluse üle. Kent Mulleri, Dragon Carti süsteemi inseneriiprogrammi juhi ja programmi arhitekti sõnul on Dragon Cart sõna otseses mõttes digitaalse unistuse täitumine. See on süsteem, mis kavandati algusest peale mudelpõhise süsteemitehnika mudelite raames. Mudelpõhine süsteemitehnika ehk MBSC on metoodika, mis kasutab keerukate süsteemide defineerimiseks, projekteerimiseks ja kontrollimiseks dokumentide asemel formaalseid mudeleid. See kujutab endast põhimõttelist muutust selles, kuidas inseneriorganisatsioonid talletavad ja edastavad süsteemi nõudeid, arhitektuuri ja käitumist. Dokumentide asemel kasutab MBSC integreeritud masinloetavaid mudeleid kui ainsat tõeallikat. Kuidas see siis Dragon Carti puhul rakendub? Nagu Müller selgitas, kuna projekteerimine on meie enda kätes, siis kui uus kasulik koorem vajab veidi pikemat stardimoodulit, modelleerime selle lihtsalt, teeme koormuste analüüsi ja saadame selle mudeli oma tootmispakkujatele. Kombineerides tõestatud olemasolevaid tehnoloogiaid uutel viisidel ja hoides ranget kontrolli digitaalse arhitektuuri üle, on programmi büroo kõrvaldanud traditsioonilised takistused, võimaldades kiiret laienemist ja tulevasi uuendusi. Veelgi enam, see modulaarne kiire iteratioonisüsteem on juba praktikas tõestust leidnud. Testimisel oli paigalduskastide suurus seadistatav, ulatudes 4 kuni 45 AGM-158B JASSM-ER või pikendatud tegevusraadiusega tiibraketini. Aga see pole kaugeltki ainus rakett, mida Rapid Dragoni ehk Dragon Cartiga on kavas välja lasta. Pikas perspektiivis soovib AFL CMC programmi büroo muuta lahinguvälja tõhusamaks, arendades välja ühe ühise õhk-maa tüüpi laskemoona, mis oleks taskukohane, kohandatav ja omaks märkimisväärset kaugelt tulistamise võimet.
Selle raketi disain peaks võimaldama seda kasutada nii paletiseeritud kui ka riputatud stardikonfiguratsioonides. Kuni selle disaini lõpliku valmimiseni on Rapid Dragon kaardi süsteem loodud käsitlema mitmesuguseid olemasolevaid tiibrakette ja mitmeid uusi rakette. Paletiseeritud stardisüsteemi kavandas ja ehitas Lockheed Martin, et kanda ja välja lasta mitmeid omaenda arendatud JASSM-seeria variante. Sinna hulka kuulub ka eelmainitud AGM-158B JASSM-ER Varksi maapealseid sihtmärke ründav tiibrakett, mille lennuulatus on 575 miili, ning selle B2 variant, millel on parem varksivõime ja elektroonilise sõjapidamise vastupidavus. Sinna kuulub ka AGM-158C LRA-LRASM ehk kaugmaa laevatõrjerakett, mille lennuulatus on samuti sarnane. Sellel on ka meresõjaks spetsiaalselt loodud täiustatud juhtimissüsteem ning peagi saabuv JASSM XR, mille lennuulatus on 1000 miili. Kuid hoolimata nende relvade võimekusest on need ka äärmiselt kallid ja nende tootmine võtab kaua aega. Kokku toodetakse umbes 3232 JASSM-ER-B varianti, mille tellimused on nii USA-le kui ka Jaapanile, Hollandile, Poolale, Soomele ja Austraaliale. Ühiku hind varieerub sõltuvalt tootepartiist, jäädes vahemikku 1 miljonist kuni 1,6 miljoni dollarini ühiku kohta. See ülemine hinnapiir on tavaliselt ka see, mida maksab uuendatud B2 variant, mille kogutoodang on 4656 ühikut. See variant ehk LRASM laevatõrjerakett on märkimisväärselt kallim tänu oma täiendavale autonoomsele sihtmärkide tuvastamisele, IRRF-otsijatele ja andmesidele. Ühe ühiku hind võib ulatuda kuni 3,5 miljoni dollarini. Kuna see on veel arenduses, ei ole XR-i kogutoodang ja ühiku hind veel selged. Kuid on olemas veelgi suurem probleem kui hind – tootmismaht. Kõigi variantide praegune tootmismaht on 400-500 ühikut aastas. 2022 aastal avati uus 225 000 ruutjalga suurune tootmishoone, et suurendada tootmist umbes 1000 ühikuni aastas tänu automatiseeritud protsessidele, nagu robotvärvimisliinid ja täiustatud testimine. Probleem on selles, et USA suudab need väga kiiresti ära kasutada. 4 nädalase aktiivse pommitamise jooksul operatsiooni Eepiline raev raames Iraani vastu hinnatakse, et USA kulutas ära 45% oma täppislöögirakettide varudest, poole oma THAAD-i raketitõrjerakettidest, peaaegu poole oma Patriot Packi õhutõrjerakettide varudest, umbes 30% Tomahawkidest ja üle 20% kaugmaa JSM-idest. Nende varude taastamine võtaks aastaid, isegi suurendatud tootmismahtude juures. Pentagoni sisemised hinnangud on juba andnud häirekella, et lähitulevikus võib laskemoon otsa saada. Kui Pärsia lahe sõda peaks taas pikemaks ajaks puhkema või USA satub uutesse konfliktidesse, näiteks Taiwanis, võib probleem väga kiiresti veelgi teravamaks muutuda. Kui sa otsid igapäevaseid uudiseid ja põhjalikke analüüse kõige olulisemate sõjaliste ja geopoliitiliste arengute kohta, siis kindlasti telli see kanal. Kanalil sõjasaade leiad YouTube'is ühed kõige detailsemad, täpsemad ja sisukamad sõjateemalised materjalid. Rapid Dragon suurendab kindlasti rakettide arvu, mida USA suudab kiiresti järjest välja lasta. F-22 Raptor suudab õhk-õhk missioonidel kanda 8 raketti, 6 AIM-120 AMRAAM-i ja 2 AIM-9 Sidewinderit. F-35 Lightning II kannab maksimaalse hiilivuse korral sisemiselt 4 AIM-120 AMRAAM õhk-õhk raketti. Uus Sidekicki relvakandur suurendab sisemist koguarvu 6 AMRAAM-ini, kuid lühimarelvad nagu Sidewinder tuleb paigaldada tiivavälistele püloonidele, mis vähendab hävitaja radari eest varjamise võimet. B-52 Stratofortress suudab kanda kuni 20 JASSM tiibraketti, neist 8 sisemiselt ja 12 väliselt, või 24 JASSM-ER-i või LRASM-i sisemiselt. Selle välist kandevõimet uuendatakse, et võimaldada veelgi raskemate koormate kandmist. B-1B Lancer suudab sisemiselt kanda 24 JASSM-ER või LRASM tiibraketti, kuid uute väliste püloonidega võib selle koguvõimekus tõusta kuni 36 raketini. See on hirmuäratav tulejõud, aga siin on konks. JASSM-rakette kandvatest pommitajatest on USA-l aktiivses teenistuses vaid 75 B-52 ja 45 või 46 B-1B Lancerit. Nüüd suurendab Rapid Dragon Card projekt seda arvu oluliselt, muutes 100 kaubalennukid abipommitajateks.
USA-l on teenistuses tohutu hulk kaubalennukeid, sealhulgas 222 C-17A, Globemaster 351, C-130J, Super Hercules, 126 C-130H Hercules, 57 MC-130J ja 39 HC-130J. Kõik neist saab põhimõtteliselt muuta pommitajateks, laadides tavalise kauba asemel kaubaruumi Dragon Card kaubaalused. USA-l on teenistuses ka 52 C5M Super Galaxy lennukit. Kuid kuna nende järelejäänud kasutustunnid vähenevad, hoitakse neid tõenäoliselt strateegilisteks transpordimissioonideks, mitte ei kasutata pommitajatena. Need kaubalennukid võiksid oluliselt suurendada rakettide arvu, mida saab ühe mitme lennukiga missiooni käigus välja saata. C-130 võiks 2 Rapid Dragoni kaubaaluse abil lasta välja 12 JASSM tiibraketi ohutust kaugusest, mis jääb sihtmärgist 620 kuni 1180 miili kaugusele. Suurem C-17 mahutaks 4 Rapid Dragoni kaubaalust, millest igaüks kannab 9 raketti, kokku 36 raketti, mille lõhkepeade kaal on 1100 naela. Aga pole mõtet ehitada kogu seda lisavõimsust rakettide tulistamiseks, kui neid rakette pole piisavalt saadaval ja nende varude taastamine võib võtta aastaid ning maksta miljardeid dollareid. Seepärast, nagu varem mainitud, kavatseb USA pikemas perspektiivis välja töötada ühe kulutõhusa ja väga hästi skaleeritava raketi, mida saab kasutada Dragon Card süsteemiga. Seni kaua kiirendatakse mitmete teiste odavate ja väga hästi skaleeritavate raketivalikute arendamist, mida saab kasutada alustel. Ja kui rääkida nende rakettide hankimisest, siis USA toetab kindlasti oma sõnu ka rahaga. Pentagon kavatseb järgmise 5 aasta jooksul kulutada $12 miljardit, et osta ligi 28 000 odavat tiibraketti, et täiendada oma JASSM-i hanget, mis hõlmab nii tavalisi kui ka alustel kasutatavaid variante. USA-l on käimas mitu programmi nende odavate rakettide arendamiseks. Dragon Cardi projekti raames nimetas AFL-CMC konkreetselt Extended Range Attack Munitioni ehk ERAM-i algatuse raames välja töötatud Family of Affordable Mass Munitionsi ehk FAMMi eelistatud raketiperekonnaks tulevaste Dragon Cardi kasutuselevõttude jaoks. Eriti märkimisväärne on see, et 2026 aasta mais käivitas Pentagon koostöös kaitsetööstusettevõtetega Anduril, Coaspire, Leidos ja Zone 5 madala hinnaga konteineriseeritud rakettide ehk LCCM programmi. Samal ajal teeb see koostööd Castilianiga, et laiendada madala hinnaga hüperhelikiiruseliste lahenduste kasutuselevõttu. Kokku kavatseb Pentagon programmi raames 3 aasta jooksul soetada 10 000 raketti. See on tohutu ettevõtmine. Aga milliseid rakette võime LCCM-i valikus näha? Anduril on teatanud, et nende panus programmi on Barracuda 500M raketi maapealne stardiversioon, mida saab välja lasta ka õhust. Raketi kandevõime on kuni 100 naela ja eeldatav maksimaalne lennuulatus õhus startides kuni 500 miili. Ettevõte ütleb, et plaanib järgmise 3 aasta jooksul tarnida USA sõjaväele igal aastal vähemalt 1000 sellist relva. Laidar ütleb, et tarnib LCCM-i disaini, mis kasutab ära olemasolevat tööd nende õhust lastava AGM-190A Small Cruise Missile SCM-i, tuntud ka kui Black Arrow, arendamisel. Algselt töötati see välja USA erioperatsioonide väejuhatuse ehk SOCOM-i jaoks. Rakett kannab umbes 200 naelast laengut ja on katsetustes saavutanud üle 400 meremiili lennuulatuse. Ettevõte plaanib uue raamlepingu alusel tarnida 3000 sellist seadet. Praegu pole veel teada, milliseid disaine Coaspire ja Zone 5 lõpuks tarnivad, kuid tõenäoliselt on need modifikatsioonid rakettidest, mille ettevõte on juba välja töötanud ERAM-programmi jaoks. Ja see tundub põnev väljavaade. Coaspire'i ERAM-i disain kannab nime kiiresti kohandatav taskukohane tiibrakett ehk RACAM. See on modulaarne, madala hinnaga tiibrakett, mis kasutab 3D printimist kulude vähendamiseks ja kiire tootmise suurendamiseks. ER ehk pikendatud tegevusraadiusega variantil on väidetavalt üle 1000 miili ulatuv tegevusraadius. Rusty Dagger ehitati esialgu väidetavalt Ukrainale tarnimiseks, kuid on hiljem leidnud kodumaise kasutuse ERAM-i programmi raames. Arvatakse, et selle tegevusraadius on 150 kuni 280 miili, kandevõime umbes 500 naela ning lõhkepea on killu- ja lõhkelaenguga, millel on vähemalt mingil määral läbistamisvõime. Mis puudutab eelarveettepanekus mainitud hüpersoniliste valikute madala hinna skaleerimist, siis Castilla toodab odavamat hüpersonilist Blackbird raketti.
Täpsetest tehnilistest andmetest pole palju avalikustatud, kuid osa neist saame tuletada ametlikest dokumentidest. Armee 2026 eelarveaasta ettepaneku kohaselt on Blackbird GLI ehk maapealse raketi eesmärk pakkuda umbes 80% täppislöögiraketi 4. etapi võimekusest oluliselt madalama hinnaga. 4. etapp püüab suurendada PRSM-i laskekaugust 310 miililt 620 miilini. Seega annaks 80% sellest võimekusest Blackbirdile umbes 500 miili ulatuse. Pole selge, millist laengut see kandma hakkab. Boeingi uus JJDAM LR tiibrakett ja selle merelise ründevariant näivad samuti olevat sobivad valikud Rapid Dragoni süsteemiga kasutamiseks. Mõlemad suudavad toimetada 500-naelase laengu sihtmärkideni, mis asuvad 375 miili kaugusel. Nüüd avab Dragoncard-süsteem selgelt uue võimaluse USA-le märkimisväärselt suurendada tiibrakettide arvu, mida saab välja lasta, suurendades oluliselt lennukite arvu, millelt neid saab välja lasta. Aga sellel on ka strateegilised tagajärjed, eriti sellise peaaegu võrdse rivaali jaoks nagu Hiina. See on mõnevõrra irooniline, kuna nimi Rapid Dragon on Hiina päritolu. See tuleneb 10. sajandi Hiina valangtuld andvast piiramisrelvast, mida tuntakse nime all Qilong-Qilongche ehk kiire draakoni vanker. See oli omamoodi ammunool, mis suutis korraga ohutust kaugusest välja lasta suure hulga kaugmaa ammunooli. Samamoodi on tänapäevane kiire draakoni väljatulistamissüsteem mõeldud vaenlase kaitse küllastamiseks kaugrelvade distantsilt, kus väljatulistav lennuk ise ohus ei ole. Seda saab kiiresti kasutusele võtta, kasutades olemasolevaid lennutranspordivahendite laevastikke, pakkudes võimalust massiliste rünnakute arvu oluliseks suurendamiseks, minimaalse kulu ja väljaõppega. Kuid lisaks sellele, et Dragoncard võimaldab rohkem pommitajaid kiiremini kasutada, annab see USA-le ka palju suurema mitmekesisuse mitmeharuliste rünnakute läbiviimisel. USA saab nüüd kombineerida odavate tiibrakettide, kaubaaluseid kõrgema klassi JASSM ER-ide ja LR ASM-idega. Odavamad relvad võivad aidata vaenlase õhuruumi küllastada, samal ajal kui Varksi JASSM ER-id ja LR ASM-id otsivad väärtuslikumaid sihtmärke. Kaubalennukite kasutamine tekitab juba vastase sihtmärkide arvutustes ebamäärasust. Kas need suhteliselt ohutud C-17-d veavad varustust piirkonnas paiknevatele USA vägedele? Miks on nad valmis luugi avama ja 10 täppistiibrakette välja laskma? Hiina operatiivplaanijad ei saa päris kindlad olla, mida need lennukid teevad ja milliseid rakette nad võivad välja lasta. Kui seda kombineerida turvaliste andmesideühenduste ja võrgupõhiste sihtmärgistamisarhitektuuridega, toetab Dragoncard ka hajutatud sõjapidamise kontseptsioone, mis on USA operatiivplaanides üha olulisemad. Hajutades kaugmaa löögivõime transpordilennukite laevastike peale, mitte koondades neid piiratud arvu pommitajate või taktikaliste hävitajate peale, suurendab USA oma ründeulatust ja muudab nende vastu kaitsmise palju keerulisemaks. See on tõsine takistus hoolikalt ja kallilt üles ehitatud Hiina ligipääsu tõkestamise ja õhutõrjevõrkude plaanides, mis on loodud USA õhuoperatsioonide keerulisemaks muutmiseks Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Hajutades ründevõimekuse kaubalennukite laevastiku peale muudab Washington Hiina planeerimise keerulisemaks ning säilitab operatiivse vastupidavuse pikaajaliste kampaaniate ajal. Aga võib-olla kõige olulisem on see, et Dragoncard kaubaalused ei nõua lennukitelt mingeid ümberehitusi. Seega ei kaasne Ameerika kaubalennukite laevastikule ümberehituskulusid. See tähendab ka seda, et Dragoncard-süsteeme saab anda liitlastele või partneritele ükskõik millisest 63 muust riigist, kus kasutatakse C-130 lennukeid, muutes selle süsteemi väga odavaks viisiks pakkuda partnerjõududele kaugmaa ründevõimekust. Kokkuvõttes on see innovatiivne ja pragmaatiline süsteem, mis hoiab USA'd sammu või 2 ees kõigist oma rivaalidest või liitlastest. Loomulikult hoiame arengutel silma peal ja anname teile teada uutest sündmustest. See pole kindlasti ainus USA sõjaline areng, mis hoiab Hiina presidendi Xi Jinpingi öösiti üleval. Vaadake seda videot, et näha, miks Hiina hinnatud lennukikandjad kaotaksid 70-ndatest pärit USA sõjalaevale. Ja aitäh vaatamast!